Nii, hetkel siis alustasime salvestamisega. Et kõik on siis teadlikud. Nii et tere tulemast õpilasleiudade riikliku konkursiga seotud koolitusele ja annangi sõnajärje edasi Merikesele. Nii, tere kõigile. Olen kuulda. Oled kuulda. Väga hea. Ma imetlen teid kõiki, kes on kohale tulnud, et väljas ma vaatan, on päike, kooliaasta lõpeb. Tundub, et on maailma lõpp väga lähedal, lähemal kui kunagi varem. Aga hakkame siis otsast minema. Mina olen siis tänase seisuga olen ma sellise uue MTÜ, mille nimi on Haridusdisaini Keskus juht. Oma nii olemuselt kui taustalt kui hariduselt olen tootedisainer, õppejõud ja pikki aastaid olnud seotud sellega, kuidas disainiõpe võiks üldhariduses õpilasi rikastada nende teadmiste ja meetoditega, mida disain endas sisaldab. Ja täna ma juba palun ette andeks, kui ma vahepeal ajan segamini kaks mõistet või kasutan neid niimoodi ristkasutuses nagu disain ja leiutamine, sest noorte kontekstis nad on siiski peaaegu täiesti kattuvad tegevused. Ja lähme siis selle peamise, kõige elegantsema, kõige ägedama disaini küsimusega edasi, et miks me oleme siin, kus me täna oleme, miks me räägime sellest, millest me täna räägime. Ja kui me viimane kord möödunud sügis hindasime konkursitöid ja vaatasime otsa nendele kriteeriumitele ja kuulasime neid jutte, mida me seal ruumis rääkisime, me saime aru, et midagi on nihkesse läinud, et elu meie ümber on elegantselt sellise hooga meist mööda pannud, et meil ei jää enam midagi muud üle, kui me peame kogu selle asja üle vaatama, mis on olnud suhteliselt pikalt juba staatiline, ehk siis leiutajate konkursi eesmärk ja need kriteeriumid ja väljundid, mida siis täna oleks mõistlik oodata. Ja peamine käivitaja ikkagi on see, et me ei saa enam hullata lihtsalt niisama, toota lihtsalt niisama, rakendada oma loovust, sellepärast et inimesel on igavaks läinud, sest see, mida me juba selle kõigega teinud oleme, meil ei käi enam jõud sellest üle. Ehk siis see on vaja jõulist sekkumist ja enam see pehme silitus ei aita. Ja midagile teha ka leiutamisel, disainimisel on ääretult suur roll olnud selles, kus me täna oleme. Ja see mõtteviis, millega seni me oleme kõike seda loonud, ei ole ju võimalik, et see meid sellest olukorrast välja viiks. Ja seega ongi uue kontseptsiooni fookus nüüd ikkagi sellisel salamisi nagu mõtteviisi muutmisel, sest see on ka nähtus, mida sa ei saa niimoodi, et nüüd on koolis üks tund, mõtteviisi tund, ega see ju ei tööta ometi. Ja me kõik vajame selle mõtteviisi muutust, et ei tasu arvata, et ainult lapsed peaksid seda rakendama hakkama. Ja konkursi fookus on seekord ikkagi läinud hästi tugevalt õpiteekonnale. Me ei räägi mitte niivõrd sellest tulemusest seal teekonna lõpus, ehk siis, et ei ole nagu tegemist maailma kõige ägedama, ennekuulmatuma lahendusega, vaid ikkagi meil on vaja seda õpiteekonda, kuidas see õppija on sinna jõudnud koos selle juhendajaga. Mida ta sealt on saanud ja kas läbi selle õpiteekonna on ka mõtteviis natukene midagi külge korjanud, sest nendest lahendustest meil ei ole palju abi, kui inimkond endiselt niimoodi edasi mõtleb, nagu ta täna seda teeb. Ja pannagi siis või anda võimalus õppijale mõelda selle üle, et kuidas see tehiskeskkond on üldse loodud, millele tuginedes, täna ju peamiselt kõige rasvasem märksõna mugavus. Miks ta selliselt on loodud, sest me tahame mugavat elud ja kuidas see inimest ning loodust mõjutab ja kuidas ta nendega tegelikult suhtleb. Ja
protsessi mõte oleks ikkagi selles, et leiutamise puhul me räägime hästi tugevalt sellest, et see ei ole eesmärk iseenesest. Ta ei ole ju kunagi eesmärk iseenesest, ta on vahend millegi jaoks. Nii, mida meil vaja on? Leiutamine üldjuhul on vahend selleks, et mingi olukord paremaks teha. Õpiprotsessis on väga suur rõhk ikkagi muutunud käitumisel, sest ükskõik, mida me ka ei leiuta, muutub alati kusagil ka kellegi käitumine läbi selle, mida me leiutanud oleme. Kas ta muutub veel laisemaks, veel mõttelaisemaks või midagi kolmandat, neljandat, et see on see nii-öelda see katk, millega me tänapäeval peame tegelema. Küll aga hästi huvitav küsimus on see, et kas see muutus, mis seal teekonna lõpus või meie lahenduse tagajärg, kas see muutus on planeeritud, siis me oleme selle peale mõelnud, või on ta isetekkeline. Ja siin nüüd ongi neid kihte natukene rohkem, ehk siis konkursi enda eesmärk on osalevate osapoolte mõtteviisi kujundamine läbi õppimise, et see oleks nagu konkurss on ülihästi õnnestunud, kui see mingiski mahus on juhtunud. Leiutamise eesmärk kitsamalt on ju muuta mingi olukord kusagil paremaks, ehk siis lahendada mingisugune probleem, aga et need kaks asja juhtuksid, tuleb läbida õpiprotsess ja selle protsessi ülesanne nüüd sellel konkursil on kavandada teekond valitseva ehk tänase olukorra ja soovitud ehk muutunud olukorra vahele. Ehk see valitsev olukord, mida me siin vasakul slaidil näeme, see on nüüd see, mis siin täna on. Mis siin toimub, kellega toimub, kus kohas toimub, millistel tingimustel toimub ja kõikidele nende küsimustele vastuseid otsides me alles saame aru, milles probleem on. Ehkki tavaliselt tabab meid terve probleemistik. Ja siis me räägime sellest, et aga mis see soovitud olukord on. Ja küll me saime täna teada, mis kõik on halvasti, aga kirjeldame ära, mis on hästi. Milline näeb välja see olukord, mis on hästi. Seda olen ma isiklikult õppinud psühholoogidelt, kes räägivad sellest positiivsuse psühholoogiast, et me oleme suurepäraselt treenitud ja koolitud rääkima sellest, mis kõik on valesti, aga meil puudub oskus rääkida sellest, aga kirjelda seda maailma, mis sinu meelest on hea. Ja nüüd selle kahe olukorra vahel olev protsess ongi põhimõtteliselt see nii-öelda, mida me nimetame disainiprotsessiks ja kavandamise teekond, kuidas jõuda. Ja siin on nüüd hästi oluline, mitte soovitud olukorrani, me ei pea kohe jõudma. See ei olegi võimalik, kui me räägime, et soovitud olukord on midagi jätkusuutlikku. Me peame sinna lähemale saama natukenegi. See on ka üks koht, kus õppija vahest ehmatab ära, et aga see ei ole ju võimalik selles elus. Ei olegi, jah, aga see ongi doominoefekt, et iga inimene, iga põlvkond peab maha lükkama oma klotsi. Ja nüüd see klots, mille me valime, see klots, mis 70-ndatel valiti siis, kui avastati, et plastmass on parim materjal disainimaterjaliks, siis täna hakkavad nüüd need klotsid maha kukkuma järjest, mida 70-ndatel keegi ei osanud arvatagi. Ja ükskõik, mida me ka siin elus ei disaini, ükskõik, mida me ei tee, kuhu me ei sekku, see on alati doominoefekt, see alati vallandab mingisuguse sündmuste jada. Ja kui me nüüd räägime, et mis on kogu selle asja nüüd see kaugem eesmärk, nüüd see kauge klots, mida me võib-olla ei näegi silmaga, on jätkusuutlik maailm. Ja selle meetodi või metoodika, millest meie räägime, peamine selline võlu seisneb selles, et sa hakkad sealt tagantpoolt tulema, jätkusuutlik maailm. Ma ei lähe seda täna looma, sellepärast, et ma ei saa sinna otse kohale. See on jälle see klots, mida ma käega katsuda ei saa, aga ta peab maha kukkuma eelmiste klotside tagajärjel. Et see juhtuks, pean ma olema vastutustundlik ja säästvalt käituma. Et ma seda suudaks või üldse aru saaks millestki, mis asi see on. Peaksin ma olema seoseid loov ja analüütiline inimene. Seoseid luua võib kõige vahel. See, mis me täna maailmas enda ümber näeme, me ei saa väita, et neid ei ole seostatud kõiki neid asju, et keegi pole seoseid ennem loonud, me nüüd hakkame. Ei, seosed on loodud. Küsimus on, mille vahel, mis on see baasinfo, baasandmed, millele tuginedes me hakkame seoseid looma, mille vahel me hakkame seoseid looma. Ja siin nüüd on see peamine muutus, mis on tulnud, on halastamatult aus vaade ja ilustamata tõde.
õppijate juures mina olen väga palju kohanud seda sükest suhkruga kaetud informatsiooni, sellepärast, et taustal on need väärtused, millest ei taheta lahti lasta. Üks väärtus on mugavus, teine väärtus on, mul on inimõigus mitte vastutada, mitte pingutada ja olla loll. Ja kui see halastamatult aus vaade ja tõde on laual, siis meil on, mille vahel adekvaatseid seoseid luua. Et olla halastamatult aus, me peame olema valmis ebamugavusteks, meil peab olema õpihoiak, sest õppimine ei ole mitte midagi muud kui püsiva muutuse esile kutsumine meie teadmistes ja käitumises ja läbi kogemuse. Ehk siis lisaks kõigele muule meil on ka seda kogemust vaja. Miks meil on kogemust vaja? Sest meil peab tekkima soov püsivaks muutuseks, aga me tavaliselt me ei soovi asju, mille vajadust me ei näe. Kui me ei saa aru, et seda on vaja, kõik te ilmselt teate, kes õpetate, et kui õppija ei saa aru, mida imepärast ta seal higistab, siis seda soovi ei ole ja siis võib ülejäänud jada põhimõtteliselt maha kustutada, seda ei juhtu kunagi. Ja nüüd siis lähme konkursi uute eesmärkide juurde ja need on siis peamiselt sellised 3. Siinkohal mainiks ära, et tegemist on meil hüpoteesiga, kui me räägime akadeemiliselt korrektselt, sest seda me ei ole katsetanud veel. Meie esimene katseperiood algab sügisel, nüüd kui tulevad uued tööd. Siis me muidugi oleme ka väga ootame tagasisidet sellele, et mis siis juhtuma hakkab. Sest et aega on nii napilt olnud, et ei ole isegi ühegi katsegrupiga jõudnud seda läbi teha, sest kõigil õppeaastad lõpevad praegu. Aga vaatame, mis sellest saab ja mis siin juhtub, ega kui üldse ei sekku, siis ei juhtugi midagi. Ehk siis uued eesmärgid: õppida, harjutada, teadvustada. Ja nüüd võib-olla see õppimine on see asi, mis on võib-olla natukene nagu uuem, et see fookus on õppimisel, mis tähendab kohe kriteeriumite juures, räägin täpsemalt, mida see siis osalejale tähendab. Et mis mõttes me ei ole ennem õppinud, me kogu aeg õpime. Aga nüüd on see erisus, et me tahame ka näha, kuidas te olete õppinud. Nägema seoseid, tuvastama juurprobleeme. Mis asi on juurprobleem? Juurprobleem on see, mis tegelikult on selle olukorra tekitanud, sest et esimene mõte, mis meil pähe tuleb, on see, mida me silmaga näeme, mis reeglina, ei ütle küll alati, aga reeglina on tagajärg. Ta on millegi teise tagajärg. Või siis erinevate põhjuste ristumispunkt. See on sama, kui sa lähed arsti juurde ja ütled, et mul kõht valutab, arst ei uuri midagi, vaid paneb plaastri peale, ütleb, et mine ja kannata edasi, küll see valu varsti üle läheb. Õppida analüüsima kasutajat, tema vajadusi probleemi taga, arvestama, kelle ja mille arvelt me elame. Seda me ei saa enam mitte kuhugi lükata. Harjutada probleemi lahenduse protsessi, see on ka, et tekiks selline lihasmälu juba ühel hetkel, et kuidas ma mingisse probleemi lähen, et su aju ei keeldub mõtlemast, kui teatud küsimustel ei ole vastuseid olemas. Struktuurset ja põhjendatud mõtlemist. Meil on hästi moodsaks muutunud, minu kogemus ütleb, ma teiste kogemusi ei tea nii palju, et moodsaks on muutunud lihtsalt arvata midagi ja väga palju on eeldustel toimetamist noorte seas, et alles tegin pika disainikursuse, nimetasime mammutiks Saaremaal 140 õpilast ja väga suur osa nendest eeldasid, ütlesid, et ei ole ju ometi keeruline arvata, kuidas läheb. Koostööd ja verbaalset kommunikatsiooni, tundub, et need 2 asja on ka nagu siiski ajale jalgu jäänud, et mõiste koostöö on segane ja verbaalne kommunikatsioon tähendab seda, et täpselt nii, nagu sa midagi sõnastad, nii hakkab juhtuma ja sellega on päris palju probleeme. Teadvustada maailma terviklikkust, laiaulatuslikke seoseid, ükskõik mida me teeme, kõigega me vallandame mingisugused ahelad, kas see on verbaalne, füüsiline sekkumine, mis tahes, alati hakkab midagi juhtuma. Ja reeglina me ei näe seda, mis juhtub. Inimese mõtteviisi ning sellest tulenevate käitumismustrite mõju, see on nüüd need seosed, et kui mul on mingit sorti mõtteviis, siis see ju ometi juhatab mind kuidagi käituma, see mõjutab mind ja põhimõtteliselt annab mulle ka need juhised, mida ma mingis olukorras teen. Ja teadvustada enda pädevusi ja õpivajadus, see on nüüd otsapidi siiski tihedalt seotud ka õppimisega, eks ole.
et mida ma siis tean või mida ma ei tea ja pigem isegi seda, et mis nüüd puudutab koostööd, kas ma pean kõike teadma? Ei, selleks on teised inimesed. Aga ma pean suutma nendega koostööd teha. Ma pean suutma julgeda öelda, et ma ei tea. Ja see tuleb ainult sellest hoiakust, et ma ei peagi kõike teadma. Ja pealegi teadvustada õnnestumisi ja edukogemust. Miks? Sest edukogemus on see, mille peale me oma tulevikku, lähitulevikku ehitame. Edukogemus on see, mis meid motiveerib midagi tegema ja annab meile selle tunde, et me tõesti ka suudame seda teha, mida me teha tahame. Nii, ja nüüd siis uued kriteeriumid. Käime need siis niimoodi lobedalt läbi. Et siis ikkagi leiutamine on õpiprotsess, mis on siis meil selline peamine siis nagu uuendus või nagu rõhk. Ja sellest lähtuvalt me arvasimegi, et umbes 4 kategooriat võiks olla midagi sellist, mida me hinnata võiksime. Või arvestama nii-öelda. See, millega meie arvestame, on ju tegelikult spikker teile, mida see teekond ja töö sisaldama peaks. Ja kõik need kategooriad tegelikult annavad meile võimaluse näidata õppijale inimese, maailma ja looduse toimemehhanisme. Aastate jooksul on siin loetud igasuguseid töid, kus ongi see, et kuhugi on kaduma läinud just see hetk, et me tegeleme mingi probleemiga, aga õppija ei ole aru saanud, miks see nähtus maailmas üldse eksisteerib, näiteks pandipakendisüsteem, et sinna süvitsi ei ole mindud, miks ta on, kuidas see töötab, kuhu see läheb ja kõik kogu muu ja ta lihtsalt sellel pealiskaudsel kogemusel, et see on jube tülikas, hakkab looma lahendusi, tegelikult teadmata, miks see pandipakendisüsteem meil üldse olemas on. Nii. Ja seega me räägimegi probleemi mõistmisest, aga see, kas me probleemi mõistame, see on üks väga hea trikk, nii kaua, kui sa ei suuda teda hästi lühidalt, konkreetselt ja lihtsalt ja arusaadavalt sõnastada, siis see on see märk, et tegelikult sa ei ole temast lõpuni aru saanud. Ja täpselt nii hästi, kui sa oskad teda sõnastada, täpselt nii hästi oskad sa teda ka lahendada. Ja mida sa küsid, seda sa saad, nagu öeldakse, eks ole. Ja see on siis probleemi mõistmine, sõnastus, lahendus, mis lähtub valitud sihtgrupi vajadustest ning vastab kirjeldatud probleemile. Vahest lähevad need lahku. Siuke tunne on, et kuhugi läks kogu see protsessi ajama ja üritad luua seoseid selle probleemi ja lahenduse ja siis saad aru, et vist läkski ajama. Tööprotsess, mis kirjeldab lahenduskäiku ja seoseid selle sees, et kui me räägime õpiprotsessist, ülioluline on näha, kuidas jõutakse lahenduseni. Ma olen matemaatikas nõrk, aga ma tean, et matemaatikaõpetajad ei jää rahule lihtsalt vastusega, vaid tahavad näha, kuidas sinna jõuti. Ja lahenduse vormistus, mis näitab ekstra pingutust, loovust ja seda pühendumust, et ma tõesti tahan sellest rääkida, aga siin on jälle üks tegelikult selline väga hea trikk peidus, mida üldjuhul ei teata, on see, et nii kui sa hakkad seda lahendust vormistama, see tähendab, et sa kommunikeerid seda kellelegi 3., 4., kes millestki midagi ei tea. Nii hakkavad need vead selles protsessis pinnale ujuma, sest vormistuse käigus hakkad loogilisemalt mõtlema ja teistmoodi loogika rakendub ja siis sa saad aru, et aga kuidas ma nüüd seda selgeks teen ja siis saad aru, et ei teegi, sest siin ongi mingisugune loogika viga sees. Nii, probleemi sõnastamine. Üks olulisemaid lahenduse mõjutajaid, miks meil on vaja teda nii hirmsasti kangutada ja sõnastada, sellepärast, et mõista, miks see üldse probleem on, kellele see probleem on ja kuidas ja millest see avaldub, kui lai. Siin on pildi peal banaanikarp. Ei saa väita, et see on mõttetu toode, sellepärast, et koolilastel banaanid koti põhjas lähevad lömmi ja määrivad kõik ära ja lõpuks nad ei ole söödavad. Aga siin on küsimus, et kas see lahendus tõesti on väga jätkusuutlik, et on selliseid kultuuriruume, kus iga pereliikmel on üks siuke banaanikarp. Aga küsiks siis võib-olla sellise küsimuse, et kas me sööme ainult banaane või veel midagi ja ma kujutan ette, et eestlane ilmselt otsiks sellise optimaalsema suurusega lihtsalt karbi, kuhu ta täna paneb banaani, homme paneb pirni üle, homme maasikad, mis iganes, et
et nalja võib ju teha, aga kui me vaatame, mis materjalist ta on ja kui palju miljardeid neid maakera peal ümber tiirleb, siis mina oma vaimusilmas kujutan ette seda ahvi seal puu otsas, kes vaatab, kuidas inimesed karbisest banaani söövad. Ja nii siin me saamegi aru, et milles see probleem siis tegelikult on, kes kelle jaoks, kes on probleemiga seotud, kellele see probleemiks on, siis me saame aru, mis selles kontekstis toimub üleüldse ja kui oluline. Mida see probleem endaga kaasa toob, kui palju kellegi elu segab? Lahendusega on ka niimoodi, et siin on palju aastaid olnud, kui me loeme neid töid, siis seal on 2 peamist parameetrit, mis tundub, et on kuidagi nagu jäänud vist sisuliselt vajaka nende selgitamine. Et üks ongi see, et lahenduse idee peab olema kindlasti meeletult uudne. Seada eesmärgiks uudne lahendus, siis panevad profid ka võssa. See ei too head, sest et meil ei ole vaja uusi lahendusi, meil oleks vaja töötavaid ja piisab sellest, kui toote mingi vana ära unustatud, tasuks alati minna sinna kuhugi ajalukku ja vaadata, kuidas see terve talupoja mõistus omal ajal neid probleeme lahendas. Ja siin on selline näide, kus ongi probleemiks olnud Aafrikas vee transportimine pikkade vahemaade tagant ja võeti olemasolev toode, ehk siin vasakul näete mururull, seega saab palju nalja, sest noored ei tea, mis asi on mururull. Jälle võimalus seletada, mille jaoks mururull olemas on ja millega teda täita liiva või veega ja mis juhtub, kui on talv ja seal sees on vesi ja ta seisab teil garaažis. Et tohutud võimalused rääkida ära igasuguseid huvitavaid asju, mida linnainimene ei tea. Ja siin ongi väike nihe, siin on vorm, siin on meetod, kuidas see rull liigub, on transformeeritud uue funktsiooni jaoks. Selle jaoks on vormi ainult natukene muudetud ja materjali ka muudetud teatud põhjustel ja ongi uus toode. Tegelikult võiks sellega vabalt muru rullida, sest ta on praktiliselt sama raske, kui on see metallist mururull. Ja küll metall natuke raskem, aga pole nii suurt vahet. Et kus see nihe on, et ei tasu ajada taga seda uudset, et väga sageli loeme sellist lauset, et mitte kusagilt ei ole leidnud. Seal on teine asi ka veel. Kui te näete midagi, mida mitte keegi ei ole kas teinud või rakendanud või lahendanud, siis üks võimalus võib olla, et see ei väärigi lahendamist, see ei väärigi tegemist. Et meil kahjuks internetis ei ole liikvel need asjad ebaõnnestumised. See oleks jube äge, kui oleks, sest see on ainus koht, kust õppida. Et keegi pole teinud, siis küsimus, miks ei ole teinud. Ja see ei olegi üldse peamine eesmärk. Mida me üritame vältida on plagiaatlus, sellepärast on see uudne seal sees olnud. Aga nüüd, kus me ka sellele tööprotsessile keskendume, siis see plagiaatlus ka nagu peaks taanduma tahapoole. Siis ta peab ikkagi ära kirjeldama meile, kuidas ta selle ideeni jõudis. Ja nüüd jõuamegi tööprotsessi juurde, et ilma nähtava protsessita on väga keeruline näha seoseid, mis selle lahenduseni viisid ja võibki olla niimoodi, et keegi kusagilt nägi mingit pilti, kus juures see ei pruugi olla üldse pahatahtlik, see on täiesti vahest alateadlik, ma nägin midagi kusagil, see jääb mulle pähe tiksuma, 3 päeva hiljem ma lähen oma selle leiutaja paberi juurde ja mul saavad mingid otsad kokku, tekivad seosed ja tegelikult laps ei saagi aru, et ta on selle kusagilt üles korjanud 3 päeva ennem. Ja siinkohal ütlekski, et siis see teekond on kõige olulisem, mille õppija läbinud on ja mida selle õppeprotsessist siis õpiti. Ehk siis, et ka ära ikkagi fikseerida selle, et aga mis sa teada said, mida sa õppisid enda kohta, mida sa õppisid protsessi kohta, mida sa õppisid maailma kohta. Et tekiks see suhe ja omanditunne selle teekonna suhtes, mida ta läbib, sest et see on ka üks võimalus, kuidas ta tulevikus hakkab seda rakendama, mida ta selles protsessis õppis. Tal tekib isiklik suhe sellega, mida ta tegi. Ja töövorm, ehk siis, et varasemalt on see olnud eraldi kategooria, kus on hästi suur rõhk sellele, et kuidas ta siis vormistatud on. Et seekord me käsitleme mingisuguseid nii-öelda boonuseid, eks ole, et arvestame lisapingutusega, milleks on video, animatsioon, makett.
Ja meil on ka plaanis teha selline ühine vorm, mille peale asju nagu vormistada, et ei läheks õppijal nagu aur graafilise disaini peale, milles enamus ei ole väga pädevad, aga mille järgi kahjuks väga sageli hakkab vaataja hindama töö kvaliteeti ja sisu. Et kui on nagu segane ja kole, siis ei tõmba süvenemagi, ja kui on hästi ilus, siis võib-olla sisu nii palju polegi, aga ta teeb oma töö kahjuks ära selle atraktiivsusega. Ehk siis ongi pigem arvestaks sellega, et kommunikatsioonivahendi sobilikkus, millise vahendi on õppija siis nagu valinud esitlemiseks, ja et julgus kasutada erinevaid meetodeid. See on see, et ma lähen õppima, ma teen midagi, mida ma ei ole enne teinud. Et me arvame muideks, et noored teevad hommikust õhtuni videoid. Minu kui õppejõu kogemus ütleb seda, et nii kui ta peab hakkama tegema mingisugusest sellisest asjast videot, kus tema pädevus välja tuleb, ta on ikka päris ärev. Ta ikka väriseb seal kaamera taga, nii et vähe ei ole, ja lihtne ja ilustamata tõde peaks seal olema näha, mitte mingisugused sellised pooltühjad või siis täitsa tühjad efektid. Ja nüüd mul ka paluti, et ma räägiks natuke loovusest, inspiratsioonist. Tanelil oli eriti hinge peal, et ma räägiks nendest nähtustest, mis disainispikris on. Mul on seal terve kategooria ajurünnakud. Mida seal ei ole, on selline äge asi, mida ma olen ise rakendanud ja päris pööraseks läheb. Just selles kontekstis, et kui me tahame teada saada, kui hulluks võivad probleemid minna, siis võiks võtta selle ajurünnaku meetodi nagu olukorda maksimaalselt halvendav. Et mida peab veel juhtuma, et see asi läheks veel hullemaks, ja mis asi see veel hullem on, siis mis juhtuma hakkab. Tavapäraselt me teeme seda olukorda maksimaalselt parandavad ajurünnakud, et me siis hullame ja peamiselt hullamegi niimoodi, et lehmad lendavad, vikerkaare peal saab kõndida ja pilveses pikutada, ehk siis, et me esialgu ei räägi piirangutest, vaid me laseme selle nii-öelda looma valla ja mõtleme ajuvabalt. Teine on loov kirjutamine, ehk siis piltidel absurdsete stsenaariumite järgi sisu loomine. See on ka hästi äge ja vabastav, sellest ma kohe räägin lähemalt ka. Et disainispikris on siis sellised harjutused nagu ajurünnak. Ja see on nüüd see parema lahenduse loomine, kus on siis toodud ära see loogika, kuidas siis see nüüd on selline rahulik lahendus, aga siis on ka sellised lahendused võimalikud, et eks siis see rahulik lahendus, ma siis kommenteerin ka, et probleem on, et ma ei saa hommikul voodist välja, ei ärka ja ei saa välja. Ja probleem ongi selles, et see lahendus, ma siin seda lahendust praegu ei näita, aga üks lahendus, mis seal spikris on see, et kuna tuba on jahedam ja voodis teki all on soojem, siis tuleb see olukord tagurpidi pöörata. Voodis hakkab jahedam ja sa lähed hea meelega sinna tuppa, kus on soojem, ja sa ei lähe voodisse tagasi, siis seal on endiselt jahedam. Ja järgmine probleem on, et riietevahetuskabiin supelranda, ehk siis, et kuidas me rannas riideid vahetame, sest meil seadusega on keelatud olla ühisrannas alasti. Ja siis on see selline nali, et õpime looduselt, eks ole, et kui mina ei näe teisi, siis ei näe teised mind. See on see, mida me jaanalinnust hirmsasti räägime kogu aeg. Ja lahendus on hästi odav ja elegantne, et metallist post, mille küljes on kummide küljes rippuvad läbipaistmatud prillid. Mina ei näe teisi, teised järelikult ei näe mind. See on lihtne, kiire, odav, võtab vähe ruumi, vahetan need püksid ära ja lähen ujuma. Ja siis kolmas on see, et kuidas siis vaegnägija või pime inimene näeb õige bussi peale minna. Seal on ka lahendus hästi lihtne. Et bussil on peal andur, mitte andur, vaid mingisugune seadeldis, mis annab väljapoole signaali, mis number ta on. Pimeda käes on niisugune üleelusuurune, suur tohutu võimas magnet, mis püüab selle kinni. Ja ta ei pea isegi bussipeatusesse olema jõudnud, see pime siis. Kui siis see magnet tõmbab ta selle bussi korpuse külge kinni, magnetile tegelikult saab ka veel öelda, mitu peatust sõita tahan, ja siis magnet laseb lahti.
ja kui pime veel elus on, siis ta jätkab oma teekonda. Nii, nüüd on see hästi tore, see ei ole minu leiutis kahjuks, kahju öelda, aga selline harjutus. Ma näitan teile ühe näidise, sellise näidise, kus ma olin tudengitega, meil oli projekt pooleli. Me tegime küll Stonemanile saunakerist, see oli praktiline projekt, üks keris läks isegi tootmisesse, aga meil oli saun, peateema oli saun. Ja no ei saa noori käima, et kuidagi nagu mingisugune tardumus tekkinud ja semestri ülekoormus ja kõik muud asjad. Ja siis sattusin sellise harjutuse peale ja üks tudeng hakkas tõrkuma, tema ei tee. Ja mina ütlesin, et aga midagi teha, tund edasi ei lähe, kui ei tee, siis meil aega on, ootame. Et lihtsalt kõik siis ootame nii kaua, kuni teed. Ja tal võttis kohutavalt kaua aega, et ennast kokku võtta. Ja tulemus oli see, et ta tegi grupi peale ainsa tulemuse, millest ma nüüd käin ja räägin igal pool, sest et teised ei olnud nii ägedad. See tohutu tõrge seda teha, mis mõttes, ma olen ülikoolis ju, mõttes ma mängin lolli. Aga lõpuks tegi ära. Nii, nimetage üks tegusõna. Meil muidugi siis tuli kütma, kuna oli tegemist saunaga. Sisestage see Google'isse, nimetage üks number 1-20, valige välja nimetatud numbri järgi pilt. Ühesõnaga vaatad niimoodi näpuga loed, ahah, 20. pilt on selline. Ja siis tema sai sellise pildi, see oli nii, et iga õpilane tegi seda iseseisvalt. Tema sai sellise huvitava pildi. Järgmine ülesanne, kirjutage üles 5 märksõna, mis tekivad pilti vaadates. Ja siin hakkas sellel mehel loovus kappama. See oli üliäge. Oligi üksik ema, väikelinn, kelder. Ma pean nüüd vaatama, mul üks aken ei lase. Kelder, suvi, saun. Väga hea. Saime märksõnad paika, nüüd on järgmine ülesanne. Kirjutage lühijutt teemal, kuidas vältida halvast ilmast tekkinud kehva tuju, kasutades ära kõik oma märksõnad. Ja siin ta siis tegi midagi väga ägedat. Tekst, lühijutt. Väikelinna vaese mehe leseks jäänud naine hakkas 15. juulil külma sauna ehitama, sest talvel Lätis tehtud tätoveering hakkas kuuma päikese käes kipitama. Kuna head töömehed on selles linnas viinakuradi küüsis, siis otsustas naine ise keldri kaevata, televiisori sinna vedada ning oodata kipituse möödumist. Ja see oli päris äge, mis kogu selle seltskonnaga juhtus, kui see kõik oli lauale tulnud ja kui nad siis võimsalt selle lõpus purdi tegid ja tegidki Stonemanile tegelikult ka kerise, mis siis on täna tegelikult tootmises ja müügis. Nii, nüüd mul on vaheküsimus Katrinile. Kas ma jõuan selle näidisprotsessi ka veel ära rääkida või ma vaatan, minu kell näitab päris palju juba? Ma arvan, et jõuad küll. Ühtegi küsimust ei ole vestlusaknasse tulnud, nii et väga hea. Räägi. Tavaliselt me tudengitele ütleme, et tudengid alati, kui nad oma projekte esitlevad või siis näiteks diplomitööd esitlevad, siis nende suur unistus on, et ühtegi küsimust ei tule. Selle peale mina olen tavaliselt öelnud, et seal on ainult paar põhjust, miks ei tule. See jutt on äärmiselt igav, keegi ei kuula enam. Teiseks, keegi ei saa aru, millest sa räägid. Ja kolmas on see, et selle ma jätan enda teada. Aga lähme edasi. Ma saangi aru, et tegelikult minul tulevad küsimused alati 3. päeval, siis kui kõik on läbi ja kõik on koju läinud. Nii, aga lähme disainispikri 3. osa juurde, vihik. Siis mainin veel ära, mis imeloom see disainispikker on. See on tööraamat. Ma ei taha öelda õpik, sest ta ei ole õpik. Tööraamat õpetajale disaini õpetamiseks üldhariduskoolis. Ja on ta välja lastud aasta 2012 ja täna on ta veel saadaval Eesti Kunstiakadeemia raamatukogust. Nii. Ja see oli 3-osaline raamat ja 3. osa oli siis näidisprotsess, mis sai tehtud omal ajal. Aasta siis oli 2010. Vanalinna hariduskolleegiumi 8. klassi õpilastega. Ja siis üks grupp tegi nii võimsa töö, et ma ei ole tudengitega ka suutnud sellist tulemust ausalt saavutada. Ja tegemist oli siis sellise aastaga, kus oli noorte laulu- ja tantsupidu. Ja seal oli ära vahetatud see formaat, kuidas läbi viiakse, ehk siis istuja istus laululava peal või see vaataja istus laululava peal
ja tantsijad ja lauljad olid hoopis muru peal. Ja siis tekkis probleem, et tantsu või see laulukaare all olevad astmed on ju betoonist ja seal tundide kaupa terve päev istuda teadmata, mis ilm veel ootab suvel ees, on päris ebamugav ja võib-olla isegi natuke ohtlik. Ja oligi üleskutse, üleriigiline konkurss. Ma olen täitsa kindel, et mõned teist mäletavad seda tralli, seda konkurssit, et eesmärk oli luua istumisalused ja nagu te siit näete siis, et rahvuslikel traditsioonidel põhinevate uute tänapäevaste istumisaluste tootmiseks sobivaid kujundusi. Noh, siin on juba niimoodi, et me ei räägi ju kujundusest, siin on juba selles mõttes nagu konkursi korraldajatel juba algselt on nagu mõistetega natukene pahasti. See on sageli niimoodi. Tulemus tantsupeo pealtvaataja saab mugavalt jälgida etendust ning hiljem meeldiva meene omanikuks. Ehk siis see on see, et me ei tooda jällegi prügi, vaid see on siis mingisugune asi, mille sa hiljem jätad endale ja tal on ka sellised tunnused, et sa mäletad, kust see tuli. Läksime siis disainiprotsessi pidi, ehk siis üritasime ära kirjeldada, milles see probleem siis seisneb. Noh, seda ma juba põgusalt puudutasin, peab pikalt istuma betooni peal. Siis me uurisime natuke, analüüsisime, tegime ajurünnaku, lõime mõningaid ideid, kontrollisime, valisime välja, vormistasime lahenduse ja püüdsime sellest kõigest õppida midagi. Ja olukord oli selline, et tavapäraselt minnakse vaatama, kuidas sellised olukorrad on kusagil mujal varasemalt lahendatud, aga ta oli nii spetsiifiline, et ja aega oli vähe. Siin jälle rõhk, aega on vähe. Siis ja mulle öeldi ka veel, et ma sellele klassile, see oli kunstiklass, kodutööd anda ei tohi. Mis me siis tegime? Me hakkasime üldse mõtlema, kuhu inimene hea meelega istub. Et mis need kohad on, kuhu me istume meelsasti ja kuhu me istume kõheldes. Me tegime sellise ajurünnaku, saime mingid märksõnad. Nagu te nüüd näete siin slaidil, on huvitav, et märksõnad korduvad. Selles, kus meelsasti, kus kõheldes. No mis siis nüüd on? Otsusta ära, kus sulle meeldib või ei meeldi. Väga hea. Järgmine küsimus, lemmikküsimus. Miks? Miks meeldib istuda kännu peal? Miks sa kännu peale kõheldes istud? Ja sealt tuligi nagu see vahe välja, eks, et see sõltus riietusest, mis mul seljas on. Tegelikult kännu peale tahaks istuda, aga kui ma olen metsas valgete linaste pükstega, otse vanalinna päevadelt tulnud, siis ma ilmselt sinna kännu peale istuksin kõheldes kui üldse. Ehk siis me saame jällegi teada, et mis paneb meid kuidagi käituma, kas meelsasti või kõheldes. Ja need märksõnad, mis sealt välja tulid, olidki pehme, soe, seljatugi, käetugi, kiigub, piiramatu, võtab keha kuju, mõnus ja turvaline. Iga selle istumiskoha taha tuli siis see, et miks siis meeldib. Ja tiba ebameeldiv siis täpselt samamoodi, eks ole, et märg niiske määrib, et muidu on nagu soe, aga tegelikult on märg niiske määrib. Kõrge, kõva, et noh, näiteks puu otsas tahaks nagu tegelikult hullult istuda, aga kuna kardan kõrgust, eks ole, siis ta on liiga kõrge. Kõva, külm, piiramatu, väike, ohtlik. Noh, seal oli nagu see pilve peale, kes meist ei ole kunagi mõelnud, et tahaks visata ennast sinna pilvedesse, olgugi et teades, et takistus on äärmiselt väike. Ja siit me saime kätte tegelikult selle, kuidas inimene maailma visuaalselt ja emotsionaalselt tajub. Miks ta mingeid liigutusi teeb ja mis tõmbab teda tagasi midagi tegema. Ja see on ülioluline teadmine, kui sa hakkad inimesele meeldivat istet organiseerima või võimaldama. Esimene ajurünnak, selline pöörane, las läheb lendu, igasugune absurd on lubatud, sellepärast, et see on seal peas igal juhul, see tuleb välja saada. Ja vaadata, ega ilma põhjuseta meil ei ole need absurdid peas, me saame alati sealt mingi väikse killu või parameetri kätte. Ja siin siis tuligi, et kui me vaatame sealt vasakult üleval, eks ole, et noh, küsimuse peale, et kus lapsel meeldib istuda, siis üks ütles, et no, suure karu kaisus, loomulikult ei ole see päris karu. Siis tuli siia allapoole, kui me läheme vasakule alla, mingi aine, mis võtab keha kuju, see tuli pilvest, eks ole, et selline illusioon, et kui ma sinna pilve sisse hüppan, ma usun, et selliseid multikaid on ka palju, kus see juhtubki, et see pilv võtab minu ümber selle kuju lihtsalt, siis siin vasakul all teine on käru, see meenutas väga seda Tallinna Looma ja selle laste käru, kus on kotid ja lapsed, väiksed lapsed.
siis hästi suur riidetükk, see tuli sellest, et saab kokku lappida, saab laiali laotada. Paremal all on kotikesed ripuvad laulukaare all, see on nagu maagiline. Mina läksin tundi sellise imeliku grillroosa Mary Poppinsi kotiga, nad vaatasid seda kotti, joonistasid selle, riputasid selle laulukaare alla ja oligi olemas. Mis tähendab, et inimesed tegelikult korjavad sellest vahetust lähedusest hästi palju infot sinna ajurünnakusse ja kui on vaja inimesi inspireerida, vahetage asukohta ja juba on teised jutud laual. Vahutage niimoodi asukohta, et see, mida ta näeb, on väga teistmoodi. Siis siit keskelt tuleb siis inimene katuse all, siuksed putkad, et mul on katus pea kohal ja siis oli vihje, et seal on see sauna alus vahtplastist, millel ma istun. See kannatab temperatuuri, niiskust ja on soe. Keskel on siis vana bussi iste, mis on siis selle vedru otsas, mis seal laste mänguväljakutel on. Ja siis paremal üle all on vaip soojustusega, et lihtsalt paneme soojustusega vaiba maha ja kõik saavad ükskõik, kuidas siis olla seal. Ja nüüd siis siin vasakul keskmine on see, kus laulukaare alla on riputatud suur vaip, mille sees ripub kõik see Eesti rahvas, istub seal vaibal nagu võrkkiiges, kiiguvad ja vaatavad tantsu ja kuulavad laulu. Ja mis meil siis alles jäi siit, me hakkasime otsima niimoodi, et ajurünnakus ongi see, et kus nagu võib viltu vedada, on see, et see õppija arvab, et ta peab seda ajurünnakust idee tervenisti võtma, siin ei ole ühtegi ideed, millega kuhugi minna. Ja seal lähebki asi viltu vedama, et see loovus nagu läheb justkui nagu jääb rakendamata. Aga igas idees on mingi väike tükk, ei pea kõikidest korjama, aga mis vihje me siit saame. Ja siit me valisime välja 3 asja, märksõna pehme, soe, mugav, turvaline, piiramatu. Hakkab vasakult tulema, sauna alus me saime vihje materjalile. Et mis on see materjal, mis võimaldaks meile selle, et ma tahan sinna istuda, see on turvaline, ta on niiskuskindel, veekindel ja soe ja pehme. Keskel me saime selle hästi suur riidetükk, ühesõnaga, et sellega on pärast midagi võimalik teha. Ta on piiramatu. Ja ta on mugav, sa lappad ta kokku ja sa saad teda ka hiljem kasutada. Ja nüüd see vasakul esimene, see on kõige vingem asi, mis üldse välja tuli, oli see, et me hakkasime mõtlema, et see vaip seal laulukaare all ripub, kiiguvad eestlased ühes sellises kiiges. No see saab juhtuda ainult laulupeol. Nii, mis on laulupeo kõige rasvasem märksõna läbi aastakümnete olnud ühtsustunne. See on peamine asi, mis meid on ajanud seda tegema ja olema järjekindlad selles. Ja ühtsustundes sai filosoofiline kontseptsioon ja kõik muu juba hakkas siia juhtuma teisel moel. Rollimängud, oi, need on ägedad. Me tegimegi selle ära, oligi ema, isa, oli perekond, alguses oli vanaema ka, aga keegi ei võtnud seda rolli. Ma ka väga ei tahtnud. Ja mängisime selle olukorra läbi. Ja nalja sai palju juba nagu rollide jagamise käigus. Nali on see, mis vallandab loovust nagu üliefektiivselt. Ja kui ruumis on juba niisugune nali, kui ennem oli pinge ja niisugune korralik naer ja möörgamine läbi käib, siis niisugune tunne nagu oleks korralikult tuba tuulutatud ja nagu ruumis oleksid teised inimesed. Ja mängisime selle asja läbi kuni selleni, et oli kassa ja kassapidaja ja need siia nagu polegi mahtunud. Ja perekond läheb siis laulupeole ja tekitataksegi füüsiliselt see olukord seal ümber, eks ole, et kuidas nad siis lähevad, kuidas nad sinna kassasse lähevad, et kui sul on ema, isa, sul on 3 last, 6-kuune laps oli seljakots üles, 3-aastane siis üks mängis, küll mitte lühikest, aga üritas käituda nagu 3-ne ja siis üks oli 12, kes takka üles lõi. Ja kui sa vaatad nagu sellist seltskonda, siis sul vähemalt 2 kotti peab kaasas olema, et seal terve päev seal vastu pidada ja kassast antakse sulle 5 istumisalust, sest 5-liikmeline perekond. Nii, mis siis kõik juhtuma hakkab? Siis oligi niimoodi, et siit jällegi tulid järgmised märksõnad välja, et kõigepealt 5 istumisalust, eks ole, nad ei tohi olla rasked, paksud ja mahulised, sellepärast kui see pereisa seal kassas oli, siis on tal ühes käes on see imik, teises käes on kott, ta pani selle koti maha, 5 piletit, kassapidaja küsib sulas või kaardiga, siis arveldavad ära, siis see kassapidaja ulatab need 5 istumisalustesse, isa vaatab talle nõutult otsa ja mõtleb, et ainukene vaba koht veel on tal 2 rida hambaid, aga nende hammaste vahele need istumisalused ei mahu.
Saime selle olukorra teada, siis see 2 kotti ongi see lisand, et kuna on veel kotid ka 3 last, siis nad peaksid olema rabelemisele vastupidavad ja mängulised. Rahvasumm tekitas selle, et see alus ei tohiks sisaldada mingeid paelu, nööre, ma ei tea, mis asju. Niiske muru andis infot, et peaks olema niiskuskindel, siis tuldi rollimänguga sinna, et iga korralik toode on ju pakendis. Siis otsustati, et pakendit ei tule, sest kui kõik need, ma ei tea, mitmed tuhanded kotid mere poole teele lähevad, siis see ei ole tore ja üleüldse, miks tal pakend on. Siis hakkas teismeline takka üles lööma, et nad otsustasid, et istumisalused on rohelised, kuna muru on roheline, siis tema ütles, et ei, tema outfitiga see roheline kokku ei lähe ja tema ei ole nõus istuma üldse kuhugi, üldse teiega koos käima, sest roheline värv ei ole in. Ja 3 alust kõrvuti viia sellele, et saaks nagu suuremat pinda, sükest stabiilset, monoliitset, et ühendada neid omavahel ja siis meene, et see peaks olema äratuntav ka pärast üritust. Ja siis pereisa mängis seda rolli, et pani selle aluse sinna sektsiooni ülemisse kappi, kus on kõik teistelt üritustelt hangitud meened nii-öelda unustuses. Lähteülesanne, hästi oluline, kõigepealt parameetrid või need kategooriad, mis kategooriate kaupa, kõigepealt funktsionaalsed nõuded kogu selle olukorra jaoks, mis funktsiooni ta peab, mis tööd ta teeb, mis materjalist ta peaks olema, mis see vorm meile ütleb. Siis on tehnoloogia, Eestis toodetav keskkonnasõbralik, see tähendab 0 jääk oleks tore. Ja esteetika seal üleval, ta peab ka seda ürituse sisu kandma ja vaimu. Ja siis lõpuks konkursi tingimused, ehk siis tavapäraselt disainis on need tingimused, mida tellija esitab. Ehk siis ka konkursi korraldaja on ju tellija. Ja ideede genereerimine, nüüd läks juba natukene realistlikumaks see lugu. Ehk siis tulid küll sellised omapärased ideed, aga need olid kõik täiesti teostatavad. Jällegi me tegime selle sama sõela, et kust kohast midagi me saame, sest et ükski idee otse niimoodi lihtsalt võtan ja nüüd on olemas. Tavaliselt nii ei juhtu. Ja mis me siis võtsime? Vasakul vaatame, eks ole, see selline nagu sangaga alus, istumisalus, kus on kõigepealt sang, me saame teada, et sanga on vaja. Siis värvi kohta tuli selline lahendus, et värv peaks olema mingi selline värv, mis ei ole vaieldav. Et lihtsalt punane ja lihtsalt roheline on vaieldavat, pealegi värvipimedad neid ei näe ka või vahet ei tee. Ja värv, mis ei ole vaieldav sellises kontekstis nagu laulu ja tantsupidu, on ju mitte midagi muud kui rahvuslikud toonid ja koloriit. Ja siis vahtplast, õhuke, kerge, ilmastikukindel. Üleval siis on see pusle kujund, mis on tuttav, sul ei ole vaja kasutusjuhendit, sellest saab moodustada erinevaid igasuguseid suuremaid pindasid ja neid kuidagi üksteise külge liita. Ja siis ikkagi jälle konkursi tingimused. Nii, ja nüüd lähme edasi. Kõik see kogu lugu kokku pannes, lähtudes ka pusle loogikast, siis kus need rahvuslikud tulevad siis, need koloriidid, et kus me nüüd, millise maakonna me valime jällegi, eks ole, mis ei ole vaieldav. Ei ole vaieldav kogu Eesti. Eestimaal on 15 maakonda, iga maakond sai oma nii-öelda tunnusmustri. Muidugi need mustrid siin praegu ja ka seal õpikus kohutavalt keeruline oli neid leida, nii et kui mõni pärimus inimene seda vaatab, peale lendab, siis ütleb, see kõik on puhas valeõpetus, aga ta on tinglik. Neid oli tohutult keeruline leida tõepoolest. Et ta on tinglik ja idee tasandil ja see on ka see, kus ärge lastel keerake juhtmeid kokku, et kõik peab olema tõestatud, vaid idee kannab. Kui asi läheb juba päris tegemiseks, siis tuleb minna nagu faktide ja igaste värvikoodide kallale. Nii, meil on 15 maakonda, meil on pusle, meil on selline kontseptsioon sellest vormist ja meil juhtus selline asi. Eestimaast saigi sellise koloriidi tunnustega pilt. Ja kui nüüd seda pusle meetodil siis lahti lõigata, ütleme, et 10 000, see on jälle idee tasand, ega tegelikult pole õrna aimugi, palju seal neid inimesi pidi tulema või oli. See polegi siin praegu oluline. Ehk siis need tükid, kui oleks nii suur heinamaa Eestimaal olemas või ma ei tea, mere peal vist on nii suur pind, et siis need tükid kõik oleks võimalik panna kokku, nii nagu seda pusle puhul tavaliselt tehakse. Ja siis toode ise ühel pool ongi nüüd see tükk sealt kusagilt maakonnast. See praegu parempoolne on Hiiumaalt.
Ja vasakul pool siis teise külje peal on siis see info, mis tavaliselt on puslekarbi peal. Ehk siis ta näitab selle võimaliku tervikpildi ära ja siis all on veel ka spikker, millise mustriga milline maakond on ja see muster on selle pildi peal ka täpselt samas asendis, nagu ta seal kaardi peal on, et oleks lihtsam lugeda ja teda üles leida. Ehk siis ka selline, ma arvan, et eestlased ka mitte kõik ei tea, minul on ka seal kuskil Kesk-Eestis on mingisugune tohutu segadus, et kus kohas miski lõpeb, kust algab ja mis seal üldse on. Ja nüüd me lähme edasi siis sellise huvitava juhtumi juurde, et kui me ütlesime, et kassas, need on ära segatud, kõik need alused, nii nagu pusletükid karbis, ja ma saan need suvalise, nagu nii-öelda valiku alusel, siis juhtus imeline nähtus. Et said kokku 4 tükki, mis esindasid neid maakondi, mis mitte elu sees omavahel füüsiliselt ju kokku ei saa, mis tähendab, et see ühtsus, Maarjamaa ühtsus sai veel tugevama kihi peale, et ka see on saanud võimalikuks, mis füüsiliselt võimalik ei ole. Ja siis nüüd me räägime sellest vormistusest. See oli hästi äge kogemus, sest et seal kirjalikult oli kirjas, et vormistada tuleb, et formaat on 1 lehekülg. Selle lehekülje üks pool on A3 ja teine pool on 10 × 15 sentimeetrit. Küll ma mõtlesin, et kindlasti on siin maailmas palju formaate, millest mina veel midagi ei tea. Aga siis ma otsustasin helistada ja küsida, et mis see nüüd ikkagi on, et aidake blondi. Ja mulle loeti see sama lause maha, siis ma sain aru, et teisel pool on sama tark inimene kui mina ja siis ma otsustasin A3 kasuks, mis on siis keskelt nagu kokku murtud, nagu selline nagu justkui üheleheküljeline voldik. Ja mis on peamine info, mida on vaja lugejal teada? Maarjamaa ühtsus, istumise alus, et millega üldse tegemist on, mis asi see laulu- ja tantsupidu on. Siin oli toodud ka natuke paralleeli Balti ketiga. Ja mis see ühtsus siia puutub? Siis siit edasi me näitame toodet gabariitmõõtudega. Ja siin all me räägime ära selle, kuidas ta töötab, et kuidas see ühtsustunne siis läbi selle toote ja kontseptsiooni siis tegelikult tööle hakkab. Paremal üleval me näeme, kuidas nad omavahel kokku sobivad, siis on joonistatud selle inimese käe külge selle toode, et saaks aru. Siis on see materjali ristlõige ja siin nüüd ongi, et vahtplast on keskel, aga kuna ta ei ole sellele üritusele sobilik materjal, absoluutselt mitte, siis ta on kaetud mõlemalt poolt tekstiiliga, mille peale siis on see muster trükitud. Ja siis loomulikult see, kuidas ideeliselt on võimalik kokku liita kõik laulupeol olevate inimeste istumisalused ja satuvad kokku need maakonnad, mis tegelikult füüsiliselt kokku ei satu, ehk siis Maarjamaa ühtsus. Ja siin praegu ma nüüd tegelikult lõpetangi. Aitäh, Merike. Ma nüüd küsin, et kas osalejatel on küsimusi sulle? Nii. Rünno tõstis käe. Rünnok, sa saad endale ise mikrofoni sisse. Tervist, saan ikka, ma loodan. Väga hea, kuulame. Ma panen videot, mul ei lubata panna. Hea küll, siis ma videot ei pane. Kõigepealt ma tahan öelda, et väga lahe koolitus, mis ma praegu sain, oli see disaini loova mõtlemise seisukohalt. Aga muus osas ma olen õrnalt kriitiline. Kõigepealt tahan öelda, et disain ja leiutamine ei ole samad asjad. Mina näen seda, et kõige tähtsam on meil noorte puhul selle loova mõtlemise arendamine. Ja asi jäi, mis mul natukene segaseks, et kas need uued ja põhimõtteliselt väga õilsad eesmärgid on kõikidele kooliastmetel samasugused. Ma julgen väita, et isegi paljud üliõpilased ei ole selleks suutelised. Ma olen Tartu Ülikooli kaasprofessor, loen insenerigraafikat ja nanostruktuurseid materjale ja ma tahan öelda, et neid eesmärke 95% üliõpilasi ei suuda täita. Ja asi, mis mul jäi veel selline naljakas mulje, et seal konkursil hakkavad osalema juhendajad, mitte lapsed, kui me tahame kõik seda protsessi kirjeldada ja veel teha lahedaid videoid, värke. Ma kahtlen, et nad on selleks võimelised. Ja asi, mis mind natuke jäi veel häirima, on see, et probleemi hästi sõnastamine ei paku veel lahendust. Kui ma ütlen, meil on energiakriis, see ei tähenda, et meil on kohe lahendused olemas. Ja kui me räägime, et
lahenduse vormistamine ülitähtis, siis need tegijad, kes kätega teevad mingisuguse kuskil maal mingisuguse puidust, kopsivad mingi asja kokku, mis on tõesti väga tore ja näitab, et ta on mõtelnud, pingutanud, aga ta ei oska teha seda animatsiooni ja disaini, siis see on probleem. Ja vastus ka küsimusele, et miks pole vaja uusi lahendusi? Minu meelest on vaja uusi lahendusi, et me ei pea ju lahendama ainult globaalseid probleeme. Ja kahtlemata ma pole nõus väitega, et kui varasemalt pole tehtud, siis ei vääri tegemist. See küll õige suhtumine ei ole. Ja kommunikatsiooni ületähtsustamine ei ole ka vist õige. Minu arust kõige olulisem peaks olema, et lastel on sära silmis. Aitäh! Õudselt tahaks kõigele vastata, aga ma ei mäleta enam algust. Ma võin panna oma ma jutu keskel protokollisin ja panin kõik nii-öelda märksõnade kirja, et ma võin saata pärast emaili peale, sest ma kahtlustan, et kõigil ei ole aega, aga seda kuulata, meil saab aega otsa, aga ma loodan, et mu see mõte sai aru ja põhimõte on see, et me ma näitan ka ennast, et ma olen päris inimene, et see ei oleks meil juhendajate võistlus, kuigi mul selle vastu ka ei ole midagi. Ma olen väga mitmetel osalenud ja 2 korda on minu juhendatav saanud esimese preemia ja 1 korra 3. preemia. Just. Aga ma ei tahaks, et see läheks sinna nii-öelda koolide või õpetajate vaheliseks maavõistluseks. Mõni laps, kes oskab, mõtleb välja isegi absurdse mõtte, et kogun suvel päikest ja panen purk ja talvel kasutan. No minu meelest on väga tore, et ta midagi sellist väljagi mõtles, eks ole. Kui me ütleme kohe, et vabandust, füüsika seisukohalt pole see võimalik, siis ta mõtleb, hea küll, las siis jääb. Nii, aga ma ikkagi kommenteeriks, et ei jääks sellist vale muljet üles, et kõik see, mida te väidate, et ma ütlesin, et see juhtus. Soovitan kuulata seda üle võib-olla pärast, et mina tõin välja mingid asjad, mis on saanud saatuslikuks. Jah, meil on uusi lahendusi vaja, aga see ei tohi olla peamine eesmärk, sest väga palju ära unustatud vana on meil, mida on võimalik mingisuguse nihkega, sest me aastaid ja aastaid loome, ainuke argument on see, et mitte keegi kusagil mujal ei ole teinud. Energiakriis ei ole probleem, energiakriis on tagajärg, tugevalt tagajärg. See oli see, mida ma rõhutasin, et tuleb minna sinna nende alglätete juurde, kust see kriis on tekkinud ja väga sageli ikkagi me lahendame probleeme, mis ei vääri lahendamist, nagu banaanikarp. Et see on nüüd niimoodi, et kui nüüd kuulata seda koolitust üle, siis äkki niimoodi mõned kihid, mis praegu jäid natukene varjule, tulevad välja. Leiutamine ja disain ei ole üks ja sama asi, nõus, aga ma ka mainisin sellel tasemel, kus lapsed neid protsesse läbivad. Disainerina väidan, et äärmiselt sarnane sellele, mida teeb disainer. Ja siin ma nagu rõhun oma pädevusele, mis ei ole mitte väike. See on äärmiselt sarnane. See, mis me oleme öelnud, mis suuna võtab see leiutajate konkurss nüüd, see on suund. Ma olen väga kaua tudengeid koolitanud Eesti Kunstiakadeemias. Jah, me ei jõua tudengitega sinna. Meil peab teada olema suund. Ja see suund on juhendajale oluline. Laps ei hakka seda materjali lugema, laps ei hakka selle järgi midagi tegema, aga kui juhendajal on see hetk, kus ta peab otsustama, mida, kuidas, kuhu, siis ta peab olema teadlik, mis see eesmärk tegelikult on, et millele tähelepanu juhtida. Ja kõik see, mille me praegu oleme loonud, on ikkagi aastate pikkune. Mina olen väga ammu juba selles konkursis sees ja aastate pikkused tähelepanekud, et kuhu nagu, meil on üle 800 töö. Ja kui sa vaatad seda tervikut, siis sa näed, kuhu see kisub. Üle 10 aasta olen ma disaini üldhariduses õpetanud ja väidan, et see on võimalik, aga kui sa võtad neid kui eesmärke ja neid seda sihti, siis vastavalt õppijale sa muidugi pead tema lähimas arengutsoonis toimetama, saada väike samm lähemale sellele, et
et mis tegelikult peamine eesmärk ja siht on. Ja veel kord, energiakriis ei ole probleem. See on sügav tagajärg. Rohkem ma ei mäleta praegu. Okei, ma arvan, et ajaliselt ei ole võib-olla kunagi, võib-olla lobiseme kuskil mujal, siis ma põhjendan pikemalt ja näitan küsimusi. Aga aitäh. Jaa, aitäh. Ja aitäh. Ma võib-olla kommenteerin veel Rünno seda küsimust, et kõigil vanuseastmetel ei ole nagu ühesugused nõuded, et selles suhtes nii nagu on see olnud varem, nii ka see ka jätkub, et ikka noorematel on vähem ja gümnaasiumilt nõutakse rohkem seda uurimuslikku osa ka. Et see oli jah see kõige karmim laks, mis läheb gümnaasiumile. Jah, just. Jah. Vestluses on kommenteeritud veel seda istumisaluste konkurssi, aga küsimusi otseselt hetkel ei ole, et võib-olla ma nii palju, et kes vestlust ei ole siin lugenud, et küsimus oli, et kas materjale saab meilile, siis nii palju, et ma panen need veebi ja jagan kõigile osalejatele linki. Aga Liia tahab küsida, palun. Tere, mul oli selle istumisaluste kohta just küsimus, täpselt seesama teema, mis eelmisegi tegelikult tuli, et kui vanad olid need lapsed, kes sellega tegelesid? 8. klass. Okei, siis nende puhul võib tõesti eeldada, et nad on võimelised mingisuguseks selliseks asjaks ka, kas on päris tugev õpetaja juhendamisega, sellisel juhul õpetaja sekkumisega. Kas pigem siiski peaks olema see asi sedapidi, et lapsed ise teevad juhendaja sekkumine siiski on võimalikult vähene seal juures? No tegelikult, vot siin on nüüd see küsimus, mul on alati ajus olnud see, et kuidas me sõnastame asju. Juhendaja peaks olema taustal tegelikult kogu aeg eesmärgil esitada õigeid küsimusi. Noh, mina ütlen, et pean tunnistama, ma läksin elus esimest korda, tollal oligi minu esimene klass, keda ma üldhariduskoolis õpetasin. Ma ei teadnud pedagoogikast ööd ega mütsi. Täna julgen väita, et disainist ka mitte liiga palju. Ma ei tea, kas see mind hoidiski, aga me olime julged reipad ja no ma ei oska muud öelda, et jumal hoidis vist. Sest ma pean, nagu ma ennem ka ütlesin, ma ei ole ka EKA tudengitelt sükest tulemust välja suutnud imeda. Et ma ei oska öelda, kus see magic oli, kus oli see jumalik miski, mis sekkus. Et seda nüüd kindlasti ei tasu võtta kui mingisugust tohutut sihti, kuhu peab jõudma. Ja ma arvan, et 8. klass tegelikult täna sellega ilmselt tavapäraselt hakkama ei saaks ka. Ma just tahtsin kommenteerida, ma ise olen tegelikult seotud ühe teise robootikaalase võistlusega, mis hõlmab ka väga suurel peale leiutamist First Lego League. Ja seal on ikkagi näha see, et kui on ikkagi juhendaja sekkumine väga tugev ja juhendajapoolne sekkumine lausa ka sinnamaani välja, kus juhendaja teeb juba laste eest mingeid asju ära, siis hakkavad need projektid nägema sellised välja, nagu te seal näitasite neid. Ja tegelikult see ei ole see, mida oodatakse päriselt. Ei, seal ei olnud just ma räägingi, et mul polnudki pädevus sellisel moel sekkuda, et meil oli aega selle tegemiseks 4 nädalat, sest õppeaasta algus võttis ka meil üldse et mis see disain nüüd siis on, et seda polnud ennem VHK-s õpetatud ja polnud ka mina seda õpetanud. See oli mingisugune maagiline, et mina nende asjade peale ei tulnud. Need ajurünnakud olid lastesulest tulnud. Mina ainult joonistasin need joonised üle, et õpikusse panna. See kõik on puhas laste looming, need avastused ja see oli ma ainult suu lahti ja vaatasin. Põhiaur läks mul ju selle peale, et kuidas tunnis korda hoida, sest ma ei osanud seda ja ma ei teadnud sellest midagi. Sest seal oli ka neid, kelle jaoks oli see igav. Vot. Aga juba see, et ma ei ole suutnud seda hiljem kusagil mujal korrata, näitab, et asi ei olnud vist minus. See on see maagiline miski. Aga hetkel küsimusi rohkem ei olegi, kätt ei ole ka tõstnud, aga Ameerika, sa jääd ju meiega. Ma jään teiega, aga üks küsimus mul tuli meelde, mida Rünno puudutas, on see, et me tahame ju, et noored mõtleksid loovalt. Siin on mul küll üks asi südamele öelda. See loovus peab olema vastutustundlik. Me ei saa enam teisiti, sellepärast, et kui me lihtsalt räägime loovusest, hullamisest,
Me peame ühel hetkel võtama vastutuse. Soovitan kuulata Jaak Aru, kumb nendest oli see ajuteadlane? Jaan Aru loenguid loovusest. Ei ole lihtsalt piirideta hullamine, kusagil võssa panemine. Kõige hullem asi on see, kui ilma pädevuseta, absoluutselt igasuguse pädevuseta hakkavad inimesed hullama, looma seoseid valede asjade vahel ja siis me jõuamegi selleni, et tuleb veel paar Nobeli preemiat välja kuulutada. Et vastutustundlik loovus on see märksõna. Jah, me hullame, aga meil peavad olema ühel hetkel piirid ees. Me ei saa lihtsalt arvata, et nüüd uus toode on mingisugune robot, mis mul isale toob selle õllepurgi sinna sohva peale, sest et isa on nii mugav ja keegi teine ei viitsi seda teha. Et see on ka üks, jah, ma tean, see jutt ei meeldi paljudele, mida ma räägin, aga sellega olen ma ka juba harjunud. Siinkohal ma siis nüüd lõpetan. Aitäh, Merike, aga kui kellelgi tekib veel küsimusi või mingeid kommentaare, siis neid saab vestlusaknasse kirjutada. Ja Tanel Liira on meie teine esineja, kes siis kes siis räägib meile võib-olla ka oma kogemusi konkursiga ja oma mõtteid. Tere, on mind kuulda hästi, eks ju? On. Olen taas sinine, et kolisin ära päikese käest varju. Aga ja panen siit kohe jagama ka. Nii on slaidi ka isegi näha meelde. Ja on küll. Et minu sõnum on see, et juhendajaid on nagu mitut sorti, et ühed juhendajad on need, kes juhendavad ühte või kahte õpilast, teised juhendajad on sellised, kes juhendavad siis terveid klassitäisi õpilasi. Ja praegust ma just palusingi Merikesel tuua neid näiteid või anda juhendajatele neid tööriistu, kuidas juhendada siis palju õpilasi korraga. Et loomulikult, kui on lapsevanem või sellise üksiku leiutaja juhendaja, siis temal on aega ja ta ongi kogu aeg olemas. Aga et kuidas teha niimoodi, kui sul on 20 last rühmas klassis, et nad kõik suudavad siis töötada ühise eesmärgi nimel. Ja hästi palju on näha siis töid, kus tegelikult tööd ongi selles suhtes juhendamata, et juhendaja on andnud ülesande ja järgmine hetk tulebki ta konkursile kohale õpilast toetama, et vahepealne töö on nagu tegemata. Mitte see ei olnud nagu etteheide, vaid et mina näen küll seda, et juhendajatel võiks olla rohkem tööriistu või vahendeid, kuidas siis õpilasi panna siis loovalt mõtlema. Ja Merikesel on need vahendid olemas ja sellepärast ma palusin siis Merikesel neid ka näiteid tuua. Ise ma mäletan seda, et üks 10 aastat, kui ma hakkasin õpilastega sel konkursil osalema, siis andsin ülesande, et tookord ma mäletan, et oli tarvis leiutada midagi, mis muudab maailma paremaks. Ja ütlesin, nüüd moodustame 3-liikmelised grupid ja hakkame leiutama. Mitte midagi ei tulnud pähe. Aga siis hakkasid üksikud mõtted tulema ja siis me nendest üksikutest mõtetest hakkasime vahetasime gruppe, eks ju, hakkasime kuidagi edasi arendama, iga grupp pidi midagi toredat ja head lisama, kuni sündis siis üks töö, mida me saime esitada konkursile. Ma nüüd olen saanud Merikese jutust aru, et see ongi see ajurünnak. Oleks ma siis teadnud, võib-olla oleks need asjad palju ladusamalt läinud, aga läks siis nii. Loomulikult on kohti tulnud häid. Väga kahju on öelda mõnele õpilasele, et tead, et sinu tööd ei ole mõtet saata, et see on kas olemas või see pole päris see, eks ju. Sa ütled selle näost näkku ja süda tilgub verd, eks ju. Et loomulikult olen mina öelnud, et muidugi esitage kõik tööd. Ja miks mitte, aga me siis komisjoniga mõtlesime, et me ikkagi tuleme juhendajale jällegi appi, et teeme sellise ühtse vormi ja kui vormis on kõik lahtrid täitmata, siis põhimõtteliselt ta ei saa seda tööd esitada, aga kui need lahtrid on täidetud, siis tegelikult see töö on juba piisavalt hea, et see töö võiks meieni jõuda. Nii et
me natukene oleme siis muutnud ka seda vormi, mida täita tuleb. Tõesti, see vorm on erinevatel kooliastmetel, et ei saa nõuda esimeselt klassilt nii põhjalikku tööd kui gümnaasiumiõpilaselt, aga see vorm toetab nii õpilast kui juhendajat, et täna selle koolituse eesmärk ei ole kuidagi peletada inimesi selle konkursilt, vaid pigem just, et oleks julgus ja oleks vahendid, kuidas esitada palju paremaid töid. Aga mina olen siit varasematelt aastatelt välja korjanud, noppinud mõned tööd, mis on viinud meid täna sellesse hetke või kohta, kus me oleme, eks ju, et mida me nendelt töödelt ootame. Olgu öeldud, et žüriis on keskmiselt 15 liiget. Igat tööd vaatab üle vähemalt 3-4 žürii liiget. Ja ühiselt me teeme siiski otsuse, et need parimad tööd me arutame koos üle, et see hindamine ei ole niimoodi, et me kõik 15 inimest vaatame ühte tööd, vaid töid on palju ja pärast siis need parimad tööd arutame koos läbi. Eelmise aasta esimene koht esimesel kooliastmelt ja 6-7-aastaste laste seast oli meil Miia-Merili nisutöö Lambisussid. Näitan kohe seda videot ka, aga ütleks, et ma siia alla olen teinud need punktikestega märked, et vahvad on tööd, mille prototüübid või mudelid on lapsed siis ise või koos lapsevanema või juhendajaga siis valmis meisterdanud, et me saame aru, millest on jutt, eks ju. Et arendada ka seda käelist tegevust ja igasugune prototüüp annab teiste ees eelise. Ja tooks siia ka veel selle välja, et meil on võimalus igal juhendajal siis anda selline kaaskiri igale tööle. Ja tegelikult see ei pea olema personaalne, et me võime paluda, et kogu klassi kohta on esitatud ühtne, aga mina hindajana hindan väga neid töid, kus juhendaja on kirjutanud personaalse töö või selle hinnangu. Ehk siis kõik see, kuidas protsess on toimunud, kui palju on panustatud, kuidas käiakse midagi uurimas, tegemas, et see annab hästi palju tööle juurde, et ma kindlasti julgustan juhendajaid personaalselt lähenema, et mäletan isegi, kuidas olen nädalaid kirjutanud iga töö kohta siukese poole A4 pikkuse jutukese kaasa, et anda siis žürii liikmetele selline nagu taustainfo kaasa. Nii, ma vaatan, ma korra vahetan nüüd. Ma ei ole kindel, kui hea see heli on, aga vaatame siis, kellel heli on halb, paneb kinni. Kui on võimalik, vaadake video koos minuga. Siin on mitu täppi. Mis te panite selle musta peale? Nii. Oi. Tegi segadus. Aga nüüd peaks olema jälle teil slaidid ees, eks ju? Ei ole hetkel, sina oled. Mina olen. Mis siis minul viga nüüd on? Kui sa tahad slaide näidata, siis pead ikka midagi tegema. Kohe. Meil eelnev oli jah see probleem, et korraga ei saanud videot ja slaide vaadata. Nii, nüüd küll on slaidid. Jaa. Väga kena.
Et selles töös, mis oli näha, eks ju, et näha oli see, et siin oli, kui meieni oleks jõudnud ainult see joonistus, võib-olla ta ei oleks meie südameid nii palju sulatanud, aga kui oli valmis ehitatud prototüüp, eks ju, ei saa öelda, et ta kuidagi maailma oluliselt paremaks oleks muutnud, aga selle lapse jaoks oli ju mure, mis tuli lahendada. Laps ei julgenud pimedas minna vetsu ja nüüd tal olid ja nende täistulede põlema panek on ka ju probleem. Aga nüüd tal on omad väiksed sussid, mille küljes on lambid, mida on võimalik osta eraldi või mis on ka tööriietega tavaliselt kaasas. Need on pandud siin susside külge ja nendega ta saab pimedas liikuda. Punkt 1, väga kõnekas video. Punkt 2 oli tõesti näha, et juhendaja oli kõvasti kaasa aidanud, nad olid koos seda teinud, panustanud, eks ju. Ja loomulikult see peretoetus ja tegelikult lõppkokkuvõttes ka selle lapse esinemine seal autasustamisel. Et see kõik on selline täiuslik kombo, mis sulatas siis sellise iga žürii liikme südame. Et loomulikult võib vaielda, kas oli väärt või mitte, minu arvates väga hea töö ja tasub esile toomist. Maailma võib-olla ei paranda, aga oli näha seda loomisprotsessi seal taga ja võib-olla järgmine kord ka parandab maailma. Nii, 2019 teise klassi parim töö, vallatu viilutaja. Ma juba täispunktid panen selle eest, et töö nimi on väga uhke. Ja kohe vaatame ka video, aga väiksed märksõnad endal ma siia lõppu olen kirjutanud, et silma jäävad kindlasti tööd, kus leiutise sisu on edasi antud siis mitmel erineval moel. Ja see tähendab seda, et meieni on tulnud joonistus, siis on see prototüüp kokku ehitatud, eks ju, ja siis on veel video ka selle juurde tehtud. Ja loomulikult veel rõhutan, et kui on näha, et kogu pere on kaasa löönud, siis minu arvates on nii armas, et ma kohe ei saa jätta mitte punkte andmata. Nii, aga ma kahjuks pean jälle katkestama selle slaidi. Võib-olla teeme niimoodi, ma näitan veel ühe ja siis ma panemgi kohe 2 videot jutti mängima. Ja siis on 2017. aasta 4. klassi õpilase töö lükanud ukse kiibiga lukk. Ja siin ma rõhutan, et alati ei pea olema midagi uut ja sellepärast me uute hindamiskriteeriumitega ka läksime seda teed, et ei pea olema ainulaadne, vaid tõesti iga idee, mida annab täiendada, paremaks teha, leiutada juurde asju või siis disainida paremaks, siis need on ka kõik väga head tööd. Ja siin oli siis õpilane, kelle mure oli see, et tal oli lükanud uks, aga lükandust lapsevanem sai igal kell sisse astuda ja see oli siis sellele õpilasele selliseks motivaatoriks, miks teha selline uks, kust ema-isa ei saa iga hetk sisse astuda ja siis ta ehitas sellise luku. Tõenäoliselt on siin väga suur juhendaja panus olnud või siis lapsevanema panus tundub kuidagi kummaline, et 4. klassi õpilane suudab sellise uhke elektroonika kokku panna elektroonilise vidina, aga miks mitte. Ja tunnustasime teda. Maailma võib-olla jällegi otseselt ei paranda, aga kindlasti on õpilasel nüüd oskused, vahendid ja võimalus seda edaspidi teha. Ja rõhutan siin, et siis alati pole tähtis, et see idee on originaalne. Et mõnikord võib-olla ongi niimoodi, et õpilane tuleb mingisuguse idee peale, mis on olemas ja siis ta lööb käega, et ma parem ei esita seda ja ei julgegi esitada. Et ma siinkohal tooks välja selle Ameerika konkursi näite, et Ameerikas toimub ju sisuliselt samasugune konkurss, kus siis ka meie juhendajad ja juhendatavad aeg-ajalt on jõudnud ja seal konkursil on ju mõni tuhat osalejat mõnesaja tööga ja need tööd, ma ütleks, kui jalutada ringi, ei ole kõik
uued, esmakordselt esitatavad. Pigem on ikkagi tegu sellise arendustööga ja seda me julgustame ka siis õpilasi tegema. Ja loomulikult entusiasm, et kui sealt tööst kumab läbi, et see on nii äge, ma tahan seda teha, siis jällegi žürii liikmena ma ütlen, et ma panen need maksimumpunktid juba selle eest, et see õpilane õhinal tahab luua midagi, mis võib-olla teistele ei ütle esialgu mitte midagi. Nii, aga vaataks need videod nüüd koos üle ühe korraga. Nii. See on nüüd siis see vallatu viilutaja. Ja ma tahaksin teile tutvustada kurgimasinat. See on tehtud arvustuse ja hoolivusega. See on puidust ja siin peal on nukud ja hammasvõtted kangid. Ja siit läheb kurg sisse ja hakkame siis teile näitama, kuidas see hakkab. Siis on meil tõukaja, millega me tõukame kurgi edasi. Siis meil on siin algus valmis nukaja. Ja siis meil on kurg valmis. Üks kaus. Paneme selle kurgi siia masinas sisse. Ilusti. Ja tõukaja taha. Nii. Võtame siis sealt hoiame tõukajad kinni ja teeme kurgi veel. Tuli. Nüüd järgmine. Vahepeal kukuvad ka kurgid välja, aga pole midagi. Ja siuksena see masin töötabki. Nii. Ja kui ma nüüd panen selle video, kas see on ka näha? Ja on küll. Mis tunne sul oli, kui sa said teada, et sinu leiutatud kiibiga lukku on valitud 987 idee seast parimate leiutiste hulka? Mul oli selline tunne, et ma ei mäletagi enam midagi. No sõbrad rääkisid, ma millest ära, ma ei tea. See on veel üks minu leiutis ja see on siis lamp, mis töötab plaksuga. Sa oled kõigest 10-aastane. Kuidas sa oskad niimoodi programmeerida? Ma ei tea. Netist olen uurinud raamatutest. Isa kunagi õpetas midagi. Leiutamine ja tehnika pole ainus valdkond, milles sa osa pole. Nii. Et siin olid need 2 videot ka näha ja kes julgeb öelda, et need tööd ei mõjunud motiveerivalt ka juhendajale või hindajale endale, et me vaatame neid töid ja oleme uhked nende õpilaste üle ja julgustame siis saame anda neile esimesed preemiad, et julgustada siis edaspidi ka leiutamisele või disainimisele pühenduma. Nagu öeldud, siis esimeses kooliastmes polegi probleemi motiveerida õpilasi leiutama. Pigem probleem tekib hiljem, sest esimeses teises kategoorias ongi kõige rohkem töid või kooliastmes 3. ja 4. ehk siis seal põhikooli lõpp ja gümnaasium, seal on neid töid aina vähem, aga sellegipoolest kvaliteet läheb paremaks. Ja mina mõtlen küll, et tasub julgustada õpilasi esitama ka oma loovtöid, gümnaasiumis ka siis uurimise praktilisi töid ja loomulikult ka edukad on olnud meil õpilasfirmad, et ei pea miks neid töid kindlasti vähe ongi sellepärast, et õpilased on ülekoormatud, aga ei pea tegema uut asja, võib kohandada oma loovtöö leiutajate konkursi tingimustele vastavaks tööks ja esitada ikkagi ka see, et me väga hea meelega ootame selliseid töid ja siis on võib-olla ka juhendajatel enda lihtsam. Nii, teine kooliaste. Siin vasakul pool on näha pilt, mis meile jõuab ja väga tihti jõuavad sellised pildid ja žüriil on väga keeruline kuidagi välja lugeda, et mis seal on siis mõeldud. Aga siis on jällegi valmis ehitatud prototüüp
ja see üles pildistatud ja nüüd on palju lihtsam meil näha, et tegu on siis pisiloomade puuri paigaldatav karvapüüdja, kus siis väike loomakene läheb sellest avast sisse ja siin paremal pool on ka näha, et selle ava sisse on kleebitud sellised nagu kummikamm ja iga kord, kui ta sellest läbi läheb, siis karvad jäävad siin kinni ja on loomakesel lihtsam ja pärast on endal ka lihtsam. Et väga tore, keskkonna mõttes võib-olla ei ole ta väga tore, eks ju, et kui me selliseid vidinaid aina toodame juurde, siis meie ümber ongi ainult asjad, eks ju, aga samas leiutamise mõttes, et motiveerida õpilast edaspidi üha aina suuremaid ja ägedamaid asju tegema, siis miks mitte. Ja mina ütlen, et see on ka üks vahva leiutis, on saanud teise kooliastmel siis esimese preemia koha 2020. aastal. Ja kirjutasin siia juurde ka, et mõni pilt räägib rohkem kui 1000 sõna, et ma ütleks selle vasakpoolse pildi puhul, et kui ei ole sellist piisavalt sisukat kirjatükki kaasa antud, siis on väga keeruline kuidagi seda tööd hinnata, aga kui on meil uurimustöö seal taustal või selline sisukas töö ja prototüüp ja pildid olemas, on oluliselt lihtsam teha siis positiivne otsus. Kolmas kooliaste. Nüüd möödunud aasta esimene töö kolmas kooliastmes oli siis Marleen Viisut, puukott ja siia siis väike lausekene lõppu ka, et disain mõtlemine see, mille suunas peaks siis liikuma ja tähelepanu pälvivad siis sellised tööd, kus on püüdnud probleemi lahendada. Siin oli väga põhjalik töö taga. Ja pigem sellised ulmeasjad siis, nagu küll Rünno ütles, et me ei tohi seda piirata või keelata, me ei piira ega keelagi seda, aga paraku on niimoodi, et asi, mis on valmis tehtud, mis kõnetab väga paljusid inimesi, see müüb paremini. Et tegu on täiesti tavalise kotiga, see ei ole midagi uut. Koti külge on sisuliselt kleebitud puuplaat, mis võimaldab sülearvutit toetada mis iganes hetkel põlvede peale ja sellega tööd teha, eks ju. Ja disaini mõttes või väljanägemise mõttes on ta ka väga kena ja viisakas töö, nii et hea meelega sai ta siis esimese koha ja tõin ka täna siis selle näite, et ei pea olema ainulaadne, midagi maailmas ainulaadset või uut selleks, et saada esimene koht, et võib olla ka täiesti olemasolevatest vahenditest kokku tehtud arendustöö. Gümnaasium, siis üle-eelmine aasta 2020, Hendrik Pihelgas ja Ats Oskar töö turbamattide kasutamine keskkonna reostuse likvideerimiseks veekogudelt, et hästi põhjalik töö, panin ka siia alla, et põhjalik uurimuslik ja põnev 20 leheküljel laiutav uurimustöö ongi tehtud siis gümnaasiumi astmes ja kohandatud siis leiutajate konkursile ja pälvis ka siis esimese koha, et just see taust seal taga on see, mis meid võlus, et see töö oli väga põhjalik ja väärisid minu arvates ka täna siia esile toomist, et ei saa, me ei pane kindlasti koormat juhendajatele, aga pigem me ootame neid uurimispraktilisi töid, mis on nagunii juhendatud juba, et miks mitte siis neid töid esitada ka siia konkursile ja ongi siis väga head tööd. Nii, mina praegust tänan kõiki juhendajaid. Võtan siit, slaid läks maha, eks ju. Olen juba käsi püsti ja ootan siis küsimusi. No nii, Rünno on hetkel käsi püsti, aga ka Liial oli vahepeal, nii et palun, Rünno. Aitäh, Tanel, väga hea ettekanne. Kõik mõtted haakusid minu mõtetega, mul on hea meel, et sa oled selle komisjoni esimees. Ega ma rohkem ei tahagi öelda, ainult neid toredaid töid võiks näha kuskil galeriina, et see oleks võib-olla lastele inspiratsioon, et mida on tehtud, et siis nad näeks, et nad ei hakkaks juba leiutama seda, mis on ära leiutatud, aga et nad näeks, et on lahendatud mingi päris asju. Aitäh!
Absoluutselt nõus. Meil on tegelikult, Katrin parandab mind, võimalik laenutada ju varasemaid töid näitusena. Ja meil on nii-öelda selline roll-up'id tehtud. Ma arvan, et vist praegu on saadaval alates 2015. aastast kuni 2020. aastani, et eelmise aasta kohta ei ole ainult. Aga Liial on käsi püsti. Jah, palun. Tere! Mina natukene ikkagi orisen selle kallal, et esimese kooliastme leiutised ei ole laste enda tehtud, et ei saa vaimustuda sellest, kui lapsevanem teeb lapse töö ära. Et see ei ole esiteks nende laste suhtes aus, kes tõesti teevad kõik asjad algusest lõpuni ise, võib-olla küll natukene kehvemini, teostuskvaliteet ei ole nii hea, aga see jätab mulje lastele sellest, et ma lasen kellelegi oma töö ära teha ja see on täiesti okei, et saada esikohta. Tegelikult siin varasematel aastatel ma jätsin neid tööd välja toomata, on ka töid, kus on kindlasti 100% tehtud õpilasele endal. Aga minu sõnum oli see, et pigem just aidake õpilast, et see, selles suhtes, et kuidas me siis ütleme, et meil on õpilane või leiutaja ja selle pärast, et oleks aus, siis me jätame ta toetamata, et iga õpilane, noor leiutaja vajab ju tuge ja nii palju võiks igaüks panustada, et teda toetada, sest paratamatult see 6-7-aastane või 8-aastane ei saagi ise nende asjadega kõigiga hakkama, aga idee on ju väga tore. Ja idee on väga hea, seal ma vastu ei vaidlegi, aga ta peab seda ideed esitlema enda vanuseastmele vastavalt, sest praegusel juhul näited esimese vanuseastme lapsed teevad parema prototüübi kui kõige vanema vanuseastme lapsed. See ei ole tegelikult okei, sest see näitab lastele seda, et ma palun kellegi, kes abi, kes teeb mu töö ära. Ja me toetame neid, see on täiesti okei, aga toetus peab olema ka vastavalt vanusele, mitte nii, et ma lähen teen ja laps ütleb, et aga mina tegin. Ja siia ma siis nüüd ütlen, et need tööd ei jää kuidagi tähelepanuta, et siin oli näide sellest, kuidas joonistati meile dinosaurus, kes täitis kodus valve rolli või valvaja rolli. Seal oli näha, et see lapse enda tehtud, see oli väga armas, väga uhke töö ja sai ka minu arvates kas esimese või teise preemia ja kindlasti need tööd ei jää tähelepanuta, et ma ütlen, ma täna tõin lihtsalt välja need tööd, kus on näha juhendaja hästi suurt panust, aga kindlasti ei jää tähelepanuta need tööd, kus on see panus olnud väiksem, sest tõesti, see ei ole juhendajate võistlus, see ei ole koolide võistlus. Aga te just praegu ütlesite, et te toote välja tööd, mis on juhendajate panus hästi suur. Järelikult te hindate juhendajate tööd. Me tahame julgustada juhendajaid panustama rohkem. Vot see on see mõte. Aga juhendaja panus peab olema lapse eale vastav. Aga praegusel juhul toodi välja tööd, kus ei ole lapse eale vastav töö. No ma ei tea, kas Merike, sa oskad äkki mind toetada? Jaa, ma toetan kohe. Ma tuleks nüüd tagasi siia, et kui me vaatame maailma sellise pilguga, et me anname lapsele ülesande, kus tal on 0 pädevust, siis me ei jõua 12. klassiks mitte kuhugi, kui me ei anna talle peale teadmisi, oskusi, pädevusi. Laps õpib läbi selle, et ta selle vanemaga koos seda asja teeb. Vaata, et rohkem, kui ta visatakse sinna õhku, mine ja tee midagi uut. Siit ma tulen ka selle juurde jällegi see uudne ja kõik see, et tegelikult see ei ole okei. Me näeme kogu aeg, kuidas lapsi visatakse õhku, mine ja tee. Millise pädevuse pealt, ma ei tea ühtegi teist valdkonda, mida ma lähemalt tunnen, alustades muusikast, kus visatakse laps õhku, mine õpi see viiul selgeks ja siis vaatame, kas keegi sind aitas või ei aidanud. See ei ole okei ja see ongi meie uus suund, see on õpiprotsess. Ja tulevikus ma lõpetaks ära oma mõtte, et õpiprotsess, kus me peame jõudma järgi ka sellel tasandil, et need juhendajad saaksid toetatud. Ja see on õpiprotsess ja õpiprotsessis ei visata inimesi lihtsalt vette, öeldakse, et sorry, ma ei puudu. Teiseks, meie ei tea, kui palju lapsevanem pani käe külge või pane ja isiklikust kogemusest ütlen, esimese klassi laps on võimeline tegema palju kõvema töö ära kui 12. On.
sest seal on muutunud juba loovusesse suhtumise küsimused ja hoiakud ja inimesed on palju kinnisemad. Et siin ma nüüd ütleks küll, et see ongi see meie uus jõuline suund, kuidas muuta seda protsessi õpiprotsessiks toetatud õpiprotsessiks. Ja meile või ei meeldi, aga me peame jõulisemalt sekkuma, sest et asjalood maailmas on ikkagi väga halvad. Selle koha pealt ma nõustun, ma olen ise juhendan igal aastal umbes 40 loovtööd leiutamise ja igasuguse innovaatilise asja lähenemisel, aga selles ongi asi, et me teeme seda samm-sammult. Me ei saa anda lapsele kätte 12. klassi elektriskeemi ja öelda, et vot, tadaa, nii, sest sellest ta ei õpi, sest see on tema jaoks üle pea. Vaid ta peabki õppima samm-sammult, ta saabki alguses teada selle, mismoodi ma üldse probleemi püstitan ja kuidas ma selle asja lahendan. Teen oma pildid, joonised ise valmis. Ma teen ise selle asja algusest lõpuni. Ja niimoodi minnakse edasi. Mul on meeskond, kes on 8 aastat sellel robootikakonkursil osalenud ja nad õpivad ja väga hästi saavad hakkama. Ei ole keegi kedagi kuskile vette visanud, ei ole keegi kuskile ka öelnud, et uju, vaid nad ongi samm-sammult selle asjale lähenenud. Aga nüüd ma võib-olla ühe asja tooks välja, mille me oleme unustanud mainida, väga vabandame. Et need suunad, millest me täna rääkisime, ongi need, mis alles käivituvad sellel sügisel. Seetõttu kõik need tööd, mille Tanel välja tõi, on oma hinnangu saanud vanade parameetrite alusel ja selles mõttes, sa tegelikult, vabandust, et ma sina ütlen, tõidki välja just selle ka ühe asja, mis käivitas meid defineerima seda protsessi ümber õpiprotsessiks. Just nimelt, kuidas ta siis tegelikult, mis see tähendab see õpiprotsess, kas isa teeb selle karbi valmis ja joodab need juhtmed kokku või mitte. Et see on suure töö algus, et suures plaanis ma olen nõus, lapsevanem teeb valmis ja siis on voilà. Aga just, et kuidas teha sellest protsessist, kus ta 12. klassiks juba on võimeline tegema väga korraliku nähtuse. Et jah, meile läks meelest ära mainida või tähelepanu pöörata, et see, mis Tanel välja tõi, on kõik see veel see endine. Nii, aga ma annaks sõna, meil on 2 kätt veel püsti. Greta Madelein on järgmine. Ja see Greta Madelein, tere kõigile. Mina olen tegelikult Greta Madeleini ema Mailis Sütistegnant. Meie oleme ka osalenud. Lihtsalt lapse Teams on mul siin arvutis ja seetõttu ma ei muutnud vist enda unustasid nime muutmata. Pole hullu. Me oleme ka osalenud tõesti 2016. aastast saati vist. Kui laps oli alles 6-aastane, siis me oleme ka Prantsusmaal, ta nimelt on meil siin 2 koolis, Eestist on ta koduõppel Viimsi koolist, et teinekord on meil vist olnud ainult Viimsi kool seal taga, aga mõnikord on olnud nii mõlemad. Et ta on nagu see väliseestlaste esindaja. Ja minu meelest on ka alguses, kui lapsed on väiksemad, siis nad ongi väga loovad. Meil on ka siin eesti keele huvilised Prantsusmaal, kellega me oleme osalenud seal esimestel aastatel. Et väikesed lapsed, nemad ju tahavad õhinaga osaleda ja neil on nii palju ideid, et need paberile panna ja siis olenebki, kas teised vanemad ka toetavad nii palju oma lapsi. Aga oluline ongi ju seda loovust alles hoida ka nüüd. Nüüd mu laps sai juba 12, me oleme igal aastal osalenud tõesti ja ta on saanud ka ühel aastal 3. koha ja temast on tehtud see film Greta Madeleini rohuhaldjas Eesti 100 raames nii-öeldas. Et kuidas hoida seda nüüd pubekajas, seda loovust veel alles, et ta tahaks veel osaleda. Ja meil on ka nagu terve pere olnud siin taga, sest ise olen ma filoloogilise taustaga ja ei oskagi tehniliselt ju nii palju aidata, mis temal kõik seal nii-öelda üles tuleb, aga õnneks on siis meil vanemad vennad, kes on oma inseneri teadmistega mõnikord siis kaasa aidanud, kui ta postiraketti näiteks tegi ja kuidas seda lennutada ja ma ei oleks iialgi osanud seda juhendada, et hakkasin juhendama mina, aga pärast tulid abikaasa ja vanemad vennad siis kogu perega ka abiks, et seda asja ikkagi teoks teha, et idee ja see teostus tulebki ikkagi kogu pere ühistegevuse tulemusel nii-öelda.
ja siis veel loomulikult konsulteerime ka oma Viimsi kooli õpetajatega aeg-ajalt, aga kaugelt on väga keeruline meid loomulikult praktiliselt abistada, nii et ikka see pere entusiasm ja panustamine on seal taga, nii et suur tänu Tanelile kõiki neid asju esitlemast, kuidas hinnatakse, see oli väga põnev kuulata. Aitäh! Aitäh! Vahepeal oli siin üks käsi veel püsti. Kohe vaatan. Kirjutatud küsimus. Marju on kirjutanud. Kui lapsevanem panustab rohkem kui juhendaja, siis kas ikka jääb lapsevanem juhendajaks? Tanel, kas sa soovid kommenteerida? Kui ma nüüd ei eksi, siis igal lapsel on õigus töö esitada, tähendab juhendaja määrata ju seal töö esitamisel ise. Et seda ei pea laskma kuidagi koolipoolsel juhendajal teha, vaid seda võibki teha laps või koos siis oma päris või tegeliku juhendajaga ja mina, kui ma olin veel aineõpetaja, siis tunnustasin ka neid õpilasi, et selles pole mitte midagi. Jah, juhendaja saab preemia, aga minu eesmärk kuidagi ei olnud seda preemiat või raha endale saada, vaid pigem ikkagi kutsuda neid õpilasi sinna konkursile ja lõpuks ma küll leiutasin väikese grupiga, aga infot ma levitasin ikkagi üle kooli ja ega see ei olegi võimalik siis koolil või tähendab kõiki õpilasi juhendada. Et mulle sobis see, et lapsevanem juhendas ja ma tunnustan praegust ka seda, et lapsevanem võib väga vabalt see juhendaja olla ja ei pea olema kuidagi koolipoolset juhendajat eraldi välja toodud. Tavaliselt on niimoodi, kui me anname koolile preemia, siis me ikkagi me näeme, kust koolist on neid lapsi väga palju tulnud, järelikult see info on ikkagi levinud ja me julgeme anda koolile preemia, et see ei ole kuidagi niimoodi, et võib-olla seal õpetajatel ei ole mingit seost, et lapsevanemad entusiasmist ise tahtsid kõik 50 õpilast juhendada ja ärme selle koolile anname. Ei ole nii, et kui on ühes koolis hästi palju õpilasi, siis järelikult see info on kuskil liikvel läinud ja tunnustame siis kooli ikkagi selle poolt. Õpetaja küll sellisel puhul ei saa preemiat, aga me tunnustame ka õpetajat ja kui lapsevanem on tõesti selle juhendaja töö ära teinud, siis ja laps on saanud esimese koha, siis kindlasti on see lapsevanem seda preemiat ka väärt, sest esimese koha juhendajad saavad ka rahalise preemia. Ma võib-olla lisan juurde, et tegelikult seal vormis ongi, et seal me küsime küll koolipoolne juhendaja ja juhendaja ja tegelikult on tööl võimalik olla 2 juhendajat ja koolipoolset juhendajat ei pea lisama, kui kooli poolt ei ole juhendajat, et siis ongi ainult see lapsevanem juhendajana. Sobib väga hästi. Ma tahaks veel tänada seda lapsevanemat, kes nüüd rääkis sellest, kuidas terve pere on kaasatud, et südamest tänu selle kommentaari eest, mis ongi meil ju juhtunud, et lapsed peavad nokkima kõiki asju üksi kusagil nurgas ja leidma endale ise tegevust, et kuidas tuua peret kokku. No see on ju suurem väärtus kui mingisugune preemia kusagil. Tegelikult ongi meil ju häda selles, et me oleme kogu aeg hierarhias ja meil on kogu aeg konkursid ja preemiad ja kes kõigist peavad paremad olema. Et ainult see eesmärk, isegi kui ei võida seda esikohta, nagu minu meelest nagu täidab kõik muud asjad palju rohkem kui üks uus asi siin maailmas, et südamest tänan selle kommentaari eest, et see on ju see, millises kriisis me ka oleme lisaks ökoloogilisele, et pered ei tee enam midagi koos ja minu pärast tehku või ette või alla või koos, laps on juures, laps hoiab midagi, ta näeb, ta õpib, ta on igal juhul kaasatud. Kas või sellegi juba, kui isa kirglikult rabab ta käest neid tööriistu ära, siis ma seda olukorda ei vahetaks ühegi teise olukorra vastu välja, et ja lõpuks ikkagi, ega meie ei saa lõpuni midagi kontrollida ja tegelikult ei tohikski ja mitte nii palju pöörata rõhkugi sellele, et esimene, teine, kolmas koht või teekond on oluline. Elu lõpeb kõigil ühtemoodi. Vabandust. Morbiidse lõpu eest. Nii, aga hetkel ühtegi kätt rohkem püsti ei ole, küsimusi ei ole ka tulnud. Et kuigi ka kellaaeg on juba 11:12 ka. Mina võib-olla märgiks paar kommentaari veel, kus mul aeglane mõistus järgi jõudis siis, kui
härra Lõhmus tulistas puusalt, ma olen hästi aeglane mõtleja ja selle Taneli jutu peale siis paar märkust, eks, et kus Tanel või kommentaari õigemini, kus Tanel rääkis nendest lambisussidest ja ütles, et maailmas ei päästa. Vaadake, siin on nüüd selline asi, et maailm on selline paindlik mõiste, vähemasti selles kontekstis, kus me praegu oleme. Selle lapse jaoks, kes need sussid tegi, tema kogu maailm on see, võib-olla see teekond öösel WC-sse kott pimedas majas. Ja muutus algab meist enesest. Me peamegi suutma kõigepealt ära lahendada selle oma väikese tillukese maailma probleemid. Me ei tohigi minna Aafrikasse lapsi aitama, kui meil endal on magamistuba nii sassis ja korrast ära, et me isegi ei tuvasta selle sisu enam. Et kõigepealt see meie väike maailm, lapsel ka ja õppeastmetega ka, esimese klassi väike maailm, siis on see teine kooliaste, see natukene suuremaks läheb maailm, ta läheb kogu aeg suuremaks, selle esimesel ärme räägi nendest asjadest, mida laps ei näe enda vahetus läheduses, see ongi tema maailm. Ja teine kommentaar, mis oli ka veel see, et ikkagi see uudsus, mis on tekitanud täna nagu palju pahandust, on see, et võib olla uudne, ei keela, aga see ei tohiks olla lapsel seal niimoodi, et seda sõna ei tohi lauale tuua, sest ta hakkab suurest hirmust, hakkab paaniliselt vaatama, et seda kusagil ei ole tehtud. Üheski erialas, ma usun, ma ei tea küll lugupidamisest nende erilade vastu, millest midagi ei tea, aga me kõigepealt õpime tegema seda, mida on tehtud. Disainerid õpivad tegema tavalist tooli terve semestri. Ja muusikud õpivad kõigepealt selgeks, kuidas Mozarti mängida ja alles kõrgemas õppeastmes nad hakkavad ise heliloomingut looma, sest teil ei ole mitte millegi põhjal osata seda teha. Ja juhendaja roll on siin nüüd see inspireerija, see, et ta hoiab seda kätt ja midagi ei ole teha. Õppija õpib ka siis, kui juhendaja ise õpib ja see on see teekond, kus me koos, mina õpin alati oma õppijatega koos. Teate, kui äge see on? See on lihtsalt hull. Ja lähevadki koos ja õpivad ja jõuavad sinna tulemuseni ja kui vaja, siis kõikide onude, tädide ja vanaemadega takka otsa. Et see oli minu viimane, mis ma siit jõudsin kuskilt üles korjata. Ja uudse puhul on niimoodi, et tegelikult me lõpuni ei tea kunagi, kas see on seal kusagil olemas või ei ole või mis vormis või kelle käes või vot. Ma täiendan veel Merikest, et ma olen nõus, et see uudsuse asja me võtamegi nagu välja, et võib-olla mõni õpilane oskas paremini otsida internetist kui teine ja sellepärast ta ei julgenud esitada oma tööd. Et minu sõnum on küll see, et jumala eest, et kui seal on vähegi seda loovust ja seda tööd taga, siis me ootame kõiki töid ja me kuidagi ei karda, et see konkurss välja sureb, vaid ma tahaks isiklikult öelda, ma tahaks kuidagi toetada juhendajaid rohkem, ma tahaks kuidagi neid õpilasi motiveerida rohkem, et saatke neid töid julgelt ka siis, kui tundub, et see asi on olemas, tehke tööd, ärge kartke, saatke oma loovtööd, oma väiksed idufirmad, mis kohe sünnivad, et me ju kõik töötame tegelikult ühe asja nimel, et maailm oleks palju parem paik, kui ta on siiamaani olnud. Nii, aitäh! Ma vahepeal on tulnud üks küsimus, et kas tagasisidest on räägitud? Et ma ei tea, kas siin on mõeldud nüüd töödele tagasisidet, aga enamasti ma võin kommenteerida, et kuna töid esitatakse meile palju, siis me tegelikult tagasisidet sellel konkursil nii-öelda ei saada osalejatele, aga kõik osalejad saavad tänukirja, juhendajad saavad ka tänukirja ja me saadame need koolidesse. Et kui te ei ole seda saanud, siis võtke minuga uuesti ühendust, teeme siis uuesti ja te teate, et selles suhtes kõik lapsed, kes osalevad, nad saavad nii-öelda selle märgukirja ikkagi, et aitäh, et osalesid sellel konkursil. Ma ei tea, Liia, kas sa tahad veel midagi lisada? Ma tahtsin teile selle uuendusliku leiutamise koha pealt öelda, et selle jaoks on üks väga lihtne variant, mida robootikud kasutavad juba varsti, ma ei tea, 15 aastat. Nimelt on selline asi nagu tee asjad paremaks.
et võta olemasolev asi, tee see paremaks. Sa ei pea olema midagi uut ja leiutama midagi uut, vaid sa teed asja paremaks ja see on ka sama hea. Aitäh. No nii palju siis veel lisan juurde, et proovin selle salvestuse siis veebilehe lisada, samuti Merikese ettekande ja Taneli oma ka vast. Ja siis saate üle kuulata, vaadata. Konkurss loodetavasti kuulutatakse suvel välja, nii et tähtajaga 15. oktoober. Nii et tulge kõik julgesti osalema. Aitäh teile!